Tere tulemast kuulama Väikse Vankri podcasti. Mina olen Anna-Liis, olen kirjastuse Väike Vanker tegevjuht ning mul on hea meel, et oled täna meiega ühinenud. Eelmistes saadetes oleme rääkinud suhetest, kaassõltuvusest ja isiklikust arengust. Tänases osas võtame fookusesse ühe teema, milleni paljud jõuavad alles siis, kui on juba väga raske. Räägime teraapiast. Tänase saate eesmärk on välja selgitada, mis on teraapia ja kellele see mõeldud on, kuidas Eestis abi leida ning kuidas aru saada, kas ja millist spetsialisti on vaja. Tänase saate külaline on Teet Edvard Õunap, kes on Tallinnas tegutseva Claritas Vaimse Tervise Keskuse psühholoog. Head kuulamist! Nii, aga tere! Tore on siin jälle olla ja kes vaatab parajalt seda podcasti, siis te näete, et me oleme täna siin huvitavas stuudios, et me oleme siukses kohas Tallinnas nagu Ruumumi podcasti stuudios, on siuke merekonteiner keset Tallinnat, et tule astu sisse ja vajuta start-nuppu ja hakka rääkima, nii et vaatame siis, kuidas seekord heli ja video on, aga tere Teed! Tere! Kuidas sul läheb? Väga hästi, väga mõnus on siin nagu teemale kohaselt olla tervisemaja kõrval konteineris. Jah, täpselt, tervisemaja kõrval konteineris. Aga räägi natuke endast, kes sa oled, millega sa tegeled? Mina olen Teet, ma olen psühholoog, siis kutsega psühholoog-nõustaja. Igapäevaselt töötangi psühholoogina, töötan inimestega. Peamiselt ongi siis üks-ühele nõustamised ja kui võttagi täpselt see, et see kutse pool, et psühholoog-nõustaja on Eestis uuem kutse, et see on selline 5-6 aastat olnud, siis kliiniline psühholoog on võib-olla natuke tuntum, siis psühholoog-nõustaja on see, kes tegelebki rohkem nii ennetusega kui ka tegelikult sellega, et mis toimub enne seda, et kui inimesel jõuab veel häire välja kujuneda. Et kui vaadata puhtalt statistikaid ja numbreid, siis ainult tagajärgedega tegeledes me ei saa edasi minna, et peab vaatama ka ennetusele ja ma näengi, et igapäevaselt minu töö üks osa ongi see, et kuidas õpetada inimestele tegelikult neid toimetulekuoskuseid, et nad saaksid ise hakkama nende ees ootavate raskustega ka, et mitte ainult siis sellega, et mis on hetkemure, vaid mis on ka võimalikult tulevikus ees ootamas. Okei, ja kuidas sa üldse sinna valdkonda jõudsid? See on natuke selline nagu pikem teekond, et ma ei läinud kohe siis pärast keskkooli psühholoogiat õppima. Mul oli küll juba põhikooli lõpus ja gümnaasiumis oli mõte, et võiks saada näitlejaks või võiks hakata psühholoogiks. Ma kusjuures mäletan isegi, et üks suvi pärast 11. klassi, kus töötasin klienditeenindajana ja siis ootasime taksot pärast tööpäeva lõppu, see oli kuskil millalgi pärast südaööd. Ja siis arutame seal teistega, mida teha tahab ja siis ma mäletan, ma hästi konkreetselt ütlesin teistele, et mul on 2 valikut, et kas näitlejaks või psühholoogiks. Aga järgneva siis 6-7 aasta jooksul ma ühtegi sammu selle nimel ei teinud, et tegelikult edasi liikuda. Ja ma olingi 25, et kui ma tegin selle otsuse, et tegelikult, et see psühholoogia ikkagi kogu aeg kutsub, et ma tahan töötada inimestega ja siis ma tegin selle otsuse, et nüüd on aeg teha karjäärimuutus. Ja alustasin nagu ikka, kõigepealt bakalaureus, siis magister, siis kutseaasta ja siis lõpuks ka siis kutse. Et ütleks, et tegelikult läks kõik nii nagu minema pidi, et ma ei usu, et ma oleks olnud valmis kohe pärast keskkooli töötama inimestega ja olema psühholoog, et pidingi natukene siis elukogemust juurde koguma. Enne seda sa olid üldse IT-valdkonnas, on ju? Just esimese hariduse ma omandasin IT-s. Oli hästi selline ratsionaalne ja praktiline valik, aga IT ja inimesed ja aju, et tegelikult, et eks seal saab ka oma paralleele tõmmata. Ja, väga huvitav muutus. Muidu väga ei mõtleks selle peale, et võib-olla mõni IT-spetsialist läheb psühholoogis õppima, aga hei, seda juhtub. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik, jah. Aga milliste muredega siis inimesed tavaliselt sinu juurde satuvad? No üldiselt on ikkagi ärevus, meeleolulangus, selline emotsionaalne ülekoormus, ka elus toimuvad muudatused, täpselt selline rahulolematus, sarnaselt ka sellele, et mida ma ise kogesin, kui ma tegin vahetuse psühholoogiasse, et just see, et tegelikult kõik läheb ju nagu hästi ja kõik elus toimib, aga sisimas on ikkagi mingi rahulolematus, et ma ei tee päris seda, mida ma tahaks teha.
et natukene on selline nagu vastutahtmist läbi sundimine sealt. Ja samamoodi minu juurde satuvadki inimesed, et kellel tegelikult justkui objektiivselt on kõik hästi ja nad ise ka tunnistavad seda, et neil justkui kõik on hästi, aga on neil mingi eesmärk, mingi soov, et nad tahavad seda muuta, nad isegi oskavad kirjeldada hästi ära, et milline see soovitud olukord on. Aga nad tunnevad, et nad enam üksi edasi ei saa sealt, et nad ei suuda seda muutust ellu viia. Et ka seal, et siis saame aidata leida neid teekondi, vahendeid, võib-olla avardada natukene neid mõttemustreid ja neid variante, et mis veel võimalik on, et kuidas siis päriselt luua see süsteem, see rutiin, et viia ellu siis enda eesmärgid ja viia ellu see muutus. Okei, mulle tundub, et juba kõlas üks siuke väärarusaam või müüt, et nagu abi peab otsima alles siis, kui on nagu väga lappes kõik. Aga tegelikult vist ei ole, et mis on üks levinumaid siukseid müüte või väärarusaamu teraapia kohta? No ma ütleks jah, et tõesti teraapia ongi see, et see on selline üldisem sõna ja juba selline nagu protsessi osa, et teraapia on, võtamegi, et on füsioteraapia ja siis on psühhoteraapia ja on tegevusteraapia, loovteraapia, et võtakski see, et kui me räägime vaimsest tervisest, et siis me võime vaadata sellisest nagu mõistete poolest, et on vaimse tervise spetsialistid. Ja selleks, et kui inimene tunnebki, et tal on juba kriis, siis kindlasti tasub seda abi otsida. Aga kui võtamegi sellised nagu, et kui palju on vaimse tervise spetsialiste ja kui palju on vaimse tervise häireid ja muresid, siis ainult tagajärgedega tegeledes me ei saa edasi minna, et peame vaatama ka ennetusele. Ja see ongi just see, et kui sa juba tunned, et midagi on natuke teistmoodi, midagi on, et mis ei toimi enam samamoodi, siis tegelikult tasub juba ennetavalt pöörduda kellegi poole. Olgu siis, et kas alustada perearstist, vaimse tervise õest, samamoodi on ka tegelikult nagu on ka kogemusnõustajaid, et kes on nagu vaimse tervise väljaõppega ka sealt, et vaadata sealt, et õppida, et mis siis tegelikult on see, mis seda raskust põhjustab. Mis on need oskused, mida on vaja veel kas juurde õppida või võib-olla lihtsalt see, et vahel on vaja lihtsalt see olukord läbi arutada ja natukene muuta siis seda perspektiivi ja tõlgendust. Nii et kindlasti pöörduda abi juurde siis, kui on kriis, aga soovituslik on ka juba varem. Et tegelikult oleks väga hea, kui igal inimesel oleks oma psühholoog, kelle juures iga paari kuu tagant käia, et vaadata üle, teha selline nagu oma elu audit, et kuidas praegu läheb, mis toimib, mis ei toimi ja kuidas siis nagu järgmine siis 3 kuud edasi minna. Kui me seda saatekava kokku panime, siis sa ütlesid kohe algusel, et tegelikult me võiksime rääkida läbi mingid terminid, sellepärast, et on palju sõnu, mis lähevad omavahel segamini või neid kasutatakse tegelikult vales kontekstis, et praegu ka, kui ma ütlesin, et võib-olla mis on see väärarusaam teraapia kohta, et see võib tähendada igast asju, aga räägime paar seda oskussõna siis läbi, et räägiks kõigepealt, et mis asi on nõustamine, mis asi on teraapia, mis asi on psühholoogi vastuvõtt? Need on sellised nagu hästi lihtne vastus, et kui vaatamegi seda, et siis teraapia on siis tegelikult selline nagu tervikprotsess, et kus ongi selged mõõdikud, selged eesmärgid ja ka raamistus selle peale, et millal toimub töö ja jagatud ära ka vastutus sealt. Kui võtamegi just nagu psühhoteraapia poole, siis ongi see, et seal ongi psühholoogil ja kliendil on erinevad rollid, mida nad täidavad sealt. Ja samamoodi on ka see vastutus sealt. Kui võtame lihtsalt nõustamise ja siis nõustamine, see tunduks nagu, et see on selline nõu andmine. Aga üks selline võib-olla ka levinum väärarusaam ongi see, et psühholoogi juures saab nõu. Et tegelikult psühholoog ei anna otsest nõu. Psühholoog on see, et kes aitab inimeses endas jõuda selgusele, et mis see on see, mida tema tahab. Ja psühholoog just peakski pidurdama seda, et ei anna seda, et näed, tee just nii ja siis jõuad selle õige tulemuseni. Et inimene peab ise nende vastusteni jõudma, siis on ka tegelikult see autonoomia rohkem toetatud, et see on inimese enda otsus seda teha ja teie tegelikult seda ellu viia. Ja 3. termin oli nõustamine, teraapia, psühholoogi vastuvõtt. Psühholoogi vastuvõtt, jah. Coachimisest. Psühholoogi vastuvõtt on tegelikult see üks selline seanss, et üks kohtumine, mille käigus on see esimene või mingi mitmes või siis viimane kohtumine, et vastavalt sellele on see ka raamistatud, et kus saabki keskenduda mingile konkreetsele teemale ja siis tihti see ongi 45-60 minutit ja see algab sellega, et vaadatakse, mis on eelmisest korrast mis on vahepeal toimunud ja siis see lõpeb sellega, et pannakse ka tegelikult tegevuskava, et mis nüüd toimub vahepeal järgmise kohtumiseni.
Aga räägiks siis samamoodi vaimse tervise spetsialistidest, et mida teeb psühholoog, mida teeb terapeut, kas iga psühholoog on terapeut ja kas iga terapeut on psühholoog? Kindlasti iga terapeut ei ole psühholoog ja iga psühholoog ei ole terapeut, et kui võtamegi see, et psühholoog on selline nagu üldine termin ja seal on see ohukoht, et psühholoogi nimi erinevalt mõnest teisest Euroopa riigist ei ole Eestis kaitstud, ehk siis sisuliselt kõik võivad kutsuda ennast psühholoogiks, kes on midagi siis psühholoogias õppinud ja tegelikult ka see tundub hästi selline nagu välismaa näide, et aga Eestis on inimesi, kes on läbinud üksikud psühholoogia ained, nad kutsuvad, esitlevad ennast psühholoogina ja nad pakuvad psühholoogilist nõustamist. Et psühholoog on ikkagi see, kes on omandanud magistrikraadi ja kellel on tegelikult see laiapõhine väljaõpe nii inimese füsioloogia kui ka psühholoogia kohta ja psüühiliste protsesside kohta, et oleks see, et see üks põhimõte, et alati sa ei saa teha seal kasu, aga sa kindlasti ei tohi teha kahju. Ja selle jaoks peab olema see, et mõista, et see, mis ma praegu siin teen, et see võib-olla loob kasu, aga kindlasti see ei loo kahju sealt. Kui võtame siis edasi ka veel, et psühholoogidele juurde on ka erinevad kutsesüsteemid, et Eestis ongi 4 kutset, on kliiniline psühholoog, psühholoog-nõustaja, spordipsühholoog ja koolipsühholoog. Ja nad kõik täidavad natuke erinevat rolli. Aga see kutsestandard, et ükskõik milline nendest kutsetest on, see on tegelikult selline hea kinnitus, et inimene on läbinud juba selle laiapõhise väljaõppe ja ta tegelikult on ka läinud konkreetsemaks just oma nagu valdkonna ja suunaga sealt. Et selline peamine erinevus kliinilise psühholoogi ja psühholoog-nõustaja vahel, need on need, kes siis peamiselt üks-ühele töötavad, on see, et kliiniline psühholoog keskendub rohkem diagnoosimisele, hindamisele ja ka sellele raviprotsessile. Psühholoog-nõustaja suund on rohkem nagu ennetus ja see heaolu, et toetada inimese toimimist. Mõlemad nad viivad läbi teraapiat, aga teraapia läbiviimise eelduseks on see, et neil on ka tegelikult teraapia väljaõpe eraldi. Et lihtsalt see ongi see, et kui minna nagu teraapia koolkondadesse, et neid on palju, neid on mitmeid, kõige levinum Eestis on kognitiivkäitumuslik teraapia, et selleks, et päriselt nagu seda teraapiaprotsessi läbi viia, siis peab olema see täielik väljaõpe. Nüüd psühholoogilise nõustamise juures, et saab rakendada erinevaid tehnikaid teraapia koolkondadest. Ja selle jaoks ei pea olema läbitud nagu kogu teraapia väljaõpe, aga peab olema ikkagi see väljaõpe, et see algõpe vähemalt, et sa tead, miks ja mida sa rakendad. Ja siis see ei ole see täielik teraapiaprotsess, vaid see on lihtsalt see, et suunatudki nagu nõustamisprotsessi osa. Minu jaoks oli ka täiesti uskumatu kuulda, et Eestis saab põhimõtteliselt igaüks ennast psühholoogiks kutsuda, et see on nagu see tõesti kõlab nagu mingi asi, mis saab ainult Ameerikas juhtuda, et kuidas see on võimalik, et Eestis see ei ole siis niimoodi, see ei ole piisavalt reguleeritud, et see on niisugune lihtsasti kasutatav sõna. Kas igaüks võib siis ennast tehniliselt terapeudiks kutsuda? Tehniliselt küll, jah. Et, ja neid näiteid on ka, et kui lihtsalt guugeldada otsida, et siis neid on. See ongi see, et see, kuidas inimene ennast nimetab, see, et kas psühholoogiks või terapeudiks, et see on lihtsalt selline nagu loosung seal. Tegelikult on hästi oluline ongi täpselt see taust ja see haridus. Ehk siis, et siin ka soovitus ka, et kui on soov minna psühholoogi juurde, siis kindlasti tasub vaadata seda tausta. Et kutsekoja registri kodulehel saab vaadata, et kas inimesel on kutse. Hariduse kontrollimine on keerulisem, aga just ka see, et inimeste kirjeldusel ja see, et väga selgelt on ju näha see, et inimesed, kes on läbinud selle kogu väljaõppe ja tegelikult sellise 3 aastat baka, 2 aastat magister, kutseaasta ja võib-olla veel mingit töökogemust sinna vahepeale veel. Et nemad avatult jagavad seda ja ei varja seda, et mis see teekond on olnud. Ja siin tasub ikkagi küsida ka juba esmavastuvõtul või ka enne vastuvõttu, et mis on tegelikult see hariduse pädevus sellel psühholoogil või siis terapeudil, kelle juurde minna. See ongi just see, et tagada, et kas ta tegelikult ongi siis nii-öelda nagu päris psühholoog või on siis see, et ta tunneb valdkonna vastu huvi, oskab luua head suhet kliendiga ja tekitab sellist turvatunnet. See ei ole ilmtingimata halb, aga seal on need ohukohad, et võib-olla ei tabata ära täpselt enda piire, et kus on need teemad, kus on need ohukohad, kus nüüd ma enam ei tee kasu, vaid ma tegelikult teen kahju edasi. Mul tuli kohe näitena ette ka see, et
see oli Mis mõttes podcast, et kus räägiti samast teemas, kus siis ka saatejuht tõi näite sellest, et ta mitu aastat käis ja siis läks järgmise spetsialisti juurde, kliinilise psühholoogi juurde ja siis sai teada, et näed, et tegelikult on üldse tegemist ATH-ga. Ja just see, et 2 aastat nagu protsessi ja see ei ole see, et see eelmine siis psühholoog tegi midagi valesti, vaid see ongi just see, et vahel nagu mingitele kindlatele teraapiatele vaadates, et võibki tekkida see pime nurk, et sa ei pane tähele. Et sa oled nii fokusseeritud ühele kindlale tahule, ja siis jätad märkamata asjad, mille kohta sa ei tea. Ehk siis lisaks sellele, see haridusele, et kui võtame magistrikraad vähemalt, siis et lisaks sellele võiks olla ka täiendkoolitusi. Eriti veel see, et kui see magistrikraad ongi omandatud, ütleme, 10-15 aastat tagasi, siis tegelikult seal vahepealses protsessis võiks olla ka enesetäiendust. Või mitte isegi võiks, vaid peab olema. Et olla kursis sellega, mis on uued teaduslikud vahendid. Ja psühholoog ongi ju selline, ideaalne on selline teadlane praktikmudel, et kes rakendab neid oskuseid päris elus, olgu siis näiteks üks ei ole nõustamise käigus, ja tegelikult hoiab ka kursis ennast sellega, või siis teeb ise ka teadustööd, et mis on need uued suunad ja et veendub selles, et need meetodid, mida ta kasutab, et tegelikult oleks ka teaduspõhiselt tõendatud. Aga kui ma lähen kuskile suuremasse kliinikusse, ma ei tea, Tartu Ülikooli kliinikusse, Põhja-Tallinna regionaalhaigla oli vist on ju, et kas sinna minnes ma saan olla kindel, et inimestel on nagu kutsed käes või kas ma peaks ikka kontrollima? See ongi tegelikult, kui võttagi selline see valdkond üldiselt, siis on palju ju üksiktegijaid ja on ka keskuseid, siis üldiselt ikkagi keskuseid ja haiglaid ja kliinikud on need, kes ikka veenduvad selles, et inimesed, kes seal on piisavalt pädevad ja inimesed, kes seal on tihti ka see, et neil on tegelikult see keskkond seal ümberringi, et neil on kogenumad siis spetsialistid seal kõrval, kes saavad ka jooksvalt juhendada ja anda siis juba nõu, et nagu kuidas jällegi karjääri kujundada sealt selle pealt, et mis koolitusi veel võtta, millised on need nagu sihtrühmad, kellega inimene töötab ja sealt ka see, et tegelikult on see tugivõrgustik, et kui siis vaimse tervise spetsialist tajub, et see teema praegu ületab minu teadmised ja oskused, et mina ei oska siin aidata, mul on vähemalt see võrgustik, et kelle juurde suunata. Kõigil, kes töötavad haiglates, kõigil, kes töötavad kliinikutes, kõigil, kes töötavad vaimse tervise keskustes, kõigil ei ole kutset. Kõigil ei ole ka magistrikraadi, sest et see on täpselt see, et magistriga õpingute käigus tuleb ka ju läbida praktikat, tuleb ka ju tegelikult saada sellist reaalelu kogemust õpingutele ja teooriateadmistele kõrvale sealt. Aga ikkagi see on juba suurem see kvaliteedimärk sealt, et tegemist on pädeva inimesega, kellel on vastav haridustaust, et kui ta on sellisesse asutusse tööle saanud. Aga tasub ikkagi üle kontrollida ja alati, kui vastuvõtule minna, siis vastuvõtul saab küsida, et palun räägi mulle enda haridustaustast, et mis on need teemad, millega sa oled tegelenud, et just leida see, et nõustamisel on selline nõustamissuhe ja nõustamissuhe või selline terapeutiline suhe, mis tekib, teaduskirjandus on ka leidnud, et see on umbes selline 2/3 tegelikult nõustamise edust. Ja mis ongi just see, et kui see nõustamissuhe tekib, et see koosnebki tegelikult usaldusest, see on see, et on tagatud see konfidentsiaalsus, et teemad, millest räägitakse, jäävad sinna keskkonda ja see usaldus on kahepoolne ikkagi. Et see, et klient usaldab psühholoogi selles osas, et see on piisavalt pädev spetsialist, kes teab minu murede kohta, kes teab nende kohta nii nagu minu kohta kui ka tegelikult üldiselt ja oskab mind selles teekonnas siis juhendada, et ma leiaksin enda seest need vastused ja selle lahenduskäigu. Ja et psühholoog usaldab nii see ennast kui ka klienti selles osas, et need teemad ja see ruum, kus on see, et psühholoog, ta võib teoreetilistest teadmistes võib olla nii, et teekonnast on mitu sammu ees, aga seal samas nõustamisruumis on ta selline pool sammu eespool, et mitte eest ära rutata. See on julgustav, kui sina kui spetsialist ütled, et see on okei küsida oma vaimse tervise spetsialisti käest, et mis sa oled õppinud, mis kutsed sul on, sest et see tundub nagu veits jube, et nagu mina kui tavainimene, mina kui abi otsija lähen kohale ja siis hakkame veel nagu kahtlema ka, et oot, aga nagu, kes sa oled üldse enda arust, miks ma oleksin siin kuulama, aga tegelikult see on nagu täitsa
peaks olema normaalne osa nagu sellest protsessist. Just ja tegelikult ka sama, et kui panna kuskile ka näiteks kodulehele üles enesekirjeldus, et siis on hea, kui seal on välja toodud tegelikult need, see haridus ja siis ka need täiendkoolitused. Et see oleks juba enne seda, kui minna vastuvõtule, oleks juba teada sealt. See on samamoodi see, et kui ma mainisin ka seda nõustamissuhet ja terapeutilist suhet, siis iga psühholoog või vaimse tervise spetsialist ei ole sobiv igale kliendile. Et siin ka samamoodi, et lisaks sellele, et küsida, et mis on see hariduslik taust ja mida sa õppinud on, mis on need teemad, millega sa tegeled, siis tasub hinnata ka seda, et kas kas teisel pool lauda või seal tugitoolis või diivanil või siin ruumis, et kas inimene on see, et keegi, kellega ma tunnen ennast turvaliselt, keegi, kellel ma tunnen, et ma saan avada päriselt, siiralt, ausalt enda mõtteid, enda tundeid, et mida ma päriselt kogen ja just ka rääkida sellistest ebamugavatest teemadest. Vahel esimese kohtumisega ei jõuta sinna, et suhe tekib, aga kui see ikkagi selline 3., 4. kohtumisel on ka tunne, et see ei ole päris see, et siis on täiesti okei öelda, et kuule tead, ma ei tunne ennast siin mugavalt. Et kui sa oskad konkreetselt sõnastada ka, et mis on see, mis ebamugavust tekitab, siis psühholoog saab anda sulle ka, siinkohal saab siis anda nagu ka nõu ja soovituse, et võib-olla ta teab kedagi, kes sobiks paremini. Võib-olla psühholoog ise ka tunneb, et tead, et see võib-olla nagu päris hästi ei toimi siin, et see ei ole selline avatud ja usalduslik side siin. Et siis on alati see ikkagi julgelt öelda, et kui on mingi selline kahtlus, et see päris täpselt ei toimi, siis ütle. Ma tahan ikkagi loota, et enamus psühholoogi ei võta seda isiklikult. Et see ongi rohkem see, et see inimesed on erinevad, nad ootavad erinevat suhtlusstiili ja samamoodi nagu ka tegelikult tavaelus, et kõik ei ole kõigiga sõbrad ja ei saa kõigiga väga hästi läbi, siis tegelikult seda sama seal ka nõustamiskabinetis, et kõigiga ei ole nii mugav vestelda. Kõigiga ei ole nii mugav avada just neid kõige keerukamaid, neid sügavamaid muresid. Nõus. Täiesti suvaline küsimus. Lihtsalt, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, siis ma nagu, mina kui naine, ma arvan, et ma tunneksin ennast mugavamalt, kui spetsialist minu vastas oleks samuti naine, on ju. Kas oskad umbes öelda, mis see vahekord on mehed versus naised, vaimse tervise spetsialistid, palju neid mehi võiks umbes olla? Ma ei oska öelda täpselt, tunnetuslikult ütlen, et mehi on selgelt vähem seal sektoris. Võib-olla selle erinevusega, et nagu psühhiaatrite seas on rohkem mehi, psühholoogide vaimse tervise õdede seas on mehi vähem. Ja see on ka see, et see on täiesti aus see, et klient otsib ka ju inimest, kellega tal on mugav. Et kui ma mõtlen selle suhtarvu peale, et kui ma enda klientide peale, siis ma ütleks, et need on tegelikult ikkagi selline võib-olla 60-40, et 60% naised, 40% mehed. Ja see ongi just see, et see tuleb sellest, et naised käivad rohkem psühholoogi juures. Mehed tihti ei tee seda sammu, või kui nad selle teevad, et siis see on juba küllaltki hilises faasis, et siis võib alata psühholoogi vastuvõtust, aga tihti ka see, et siis me räägime juba ka mingist nagu vaimse tervise häirest ja ka ravimite kaasamisest, et siis on ka meeskonnas psühhiaater ja tihti ka kliiniline psühholoog. Et julgelt ka, et mehi võiks olla rohkem siin sektoris just ka nagu psühholoogide ja vaimse tervise õdede poole pealt, just see, et tegelikult julgustada ka mehi pöörduma, et neil oleks ka mugavam, et tegiks rohkem see usaldus, et päriselt keegi mõistab neid, et päriselt keegi võtab neid kuulda. Aga enne kui me lähme edasi, räägiks veel korraks, et kuidas erineb siis näiteks mõne spetsialisti juures käimine näiteks sõbraga rääkimisest või ma ei tea, eneseabiraamatute lugemisest või hoopis mõne coachingu võtmisest? Ma alustan coachingust selle pealt, et seal kindlasti saab tõmmata paralleele, et mis on sarnasused ja mis võib-olla ka toimivad samamoodi. Lihtsalt see, et coach ei spetsialiseeru ju vaimse tervise poole peale. Et psühholoog on ikkagi see, et kui sul on vaimse tervisega seotud see teema, et või ongi täpselt et sa päris täpselt veel ei tea, mis see on, et siis psühholoog saab aidata just leida sinus endas selgust, et mis suunas vaadata. Mul on endal ka kliente, kes on alustanud psühholoogi juurest ja pärast liikunud edasi coachi juurde, sest et just ongi, kui me räägime nagu sellisest enda eesmärkide saavutamisest, siis
see on see, et ühel hetkel ei ole mõistlik kasutada selleks ressursiks psühholoogi, vaid tegelikult nagu coach aitab parem just ka see, et coach või mentor siis, et just ka, kellel on ka need erialateadmised ja valdkonnateadmised, et kuidas just antud konkreetses valdkonnas astuda järgmiseid samme ja edasi liikuda sealt. Ja siit tuleb ka siis see peamine erinevus on see, et psühholoog ikkagi siis nagu võtamegi, et me saame tegeleda nii selle tagajärgedega, et saavutada jälle see stabiilsus igapäevaelus ja siis vaadata edasi ennetuse poolt, et kuidas nüüd nagu läbi harjumuste, rutiinide ja struktuuri hoida seda stabiilsust. Et mitte uuesti langeda samadesse mustritesse. Siis coach vaatab ikkagi seda, et kuidas jõuda edasi, kuidas nagu luua mingit uut nagu kas harjumust või süsteemi struktuuri, et saavutada eesmärke sealt. Nüüd eneseabiraamatud, võib-olla, et sealt tuleb samu mõtteid, mida ka psühholoog jagab nõustamisel, aga tihti eneseabiraamatut, et sa kas loed või kuulad või üldsegi vaatad videos seda, et kus esitletakse kas kokkuvõtet või kogu raamatut, siis see kogu reflektsioon toimub su enda peas. See, et keegi teine annab sulle infot ja sa ise töötad selle läbi. See on selline nagu suletud süsteem. Kui rääkida sõbraga, et mõlemad olete seda sama eneseabiraamatut lugenud, siis nüüd te saate arutada juba. Nüüd see süsteem ei ole enam suletud, nüüd on 2 erinevat perspektiivi sealt. Ja see on ka just see, et kus psühholoogi juures käimine ka see, et kui ka psühholoogi jagab nii neid teoreetilisi teadmisi kui erinevaid harjutusi või kodutöid või tehnikaid, mis siis võivad aidata, siis seal tekib see arutelu koht, et klient saab tagasi peegeldada, et kuidas need talle toimisid, mis nagu mõtted ja refleksioonid ja tõlgendused talle tekkisid. Ja siis jällegi psühholoog saab avardada seda arutelu, et klient jõuaks nii-öelda nagu enda peast natukene korraks seal välja ja uue sellise kõrgema tasandi seosteni ja sellise teadlikkuseni, et miks mingites olukordades ma käitun teatud viisi pidi. Et olukorrad on erinevad, aga seal võib-olla on mingid nagu ühised osad, et mis alati siis nagu kas siis trigerdavad mingit käitumist või siis see on juba selline harjumuslikult välja kujunenud mingi muster. Ja kui võtame sõbraga rääkimise, siis ongi see, et sõber tihti võtab sinu poole. Ta kuulab sa ära, ta mõistab, ta teab ka seda taustainfot, et kes sa oled ja kui võtame sellega näiteks, et ütleme, et sa tahad näiteks alkoholist loobuda. Et oled otsustanud, et näiteks jaanuaris ei joo. Ja siis tuleb see reede õhtu, et mis see klaas vein ikka sulle teeb. Et teeme 1 klaasi või et mis see 1 õlu ikka teeb nagu pärast trenni või pärast sauna sealt. Et seal on just see, et võib-olla seal ei ole sellist nagu mõistmist ja seda teadlikkust, et miks sa seda teed. Sest sõber näeb sind siis, kui te olete koos ja see, mida sa talle jagad ka. Võib-olla sõbrale ei ole valmis jagama seda, et mis siis toimub siis, kui sa oled üksinda. Siis, kui sa oled üksi kodus, mis toimub siis sisemaailmas ja mõttemaailmas. Ja siin ongi see, et psühholoog on see, et kes saab olla see neutraalne pool. See, et kes ei anna hinnanguid sellele, et miks sa midagi teed või kuidas sa midagi teed, vaid just lähtubki sellest, et tegelikult kuidas sa tahad neid asju teha. Millist muutust sa näed, et sa soovid oma elus teha või kus siis klient näeb ise, et see on asi, mida ma tahaks hakata tegema või selle tahaks seal lõpetada, et just leida see, et mis see siis tegelikult seal on. Ja jällegi ka samamoodi, et psühholoog vahel on ka natuke direktiivsem. Mingitel hetkedel tuleb ka konkreetsemalt sekkuda öelda, et näed, see asi tegelikult ei toimi. Et siin me peame sekkuma, siin me peame mingid sammud astuma selle jaoks, et see olukord ei süveneks. Võib-olla sõber alati ei tee seda. Eneseabiraamatud kindlasti ei tee seda, et see on selline nagu natuke passiivsem info tarvitamine. Mm-hmm. Jah, mina kui kogenud eneseabiraamatute lugeja tahaks ka öelda, et nüüd, kui ma olen nagu psühholoogi juures käinud, siis ongi, et see lugemine on nagu väga ühepoolne, et sinu enda mõtted piiravad sind ja nagu sa võid seda raamatut lugeda, aga see ei tähenda, et sa suudad nagu oma mõttemaailma ümber muuta. Et jah, et su enda mõtted lihtsalt nagu hoiavad sind arenemast, edasi arenemast ja siis ongi hea, kui on mõni neutraalne inimene või võib-olla, olgem ausad, funktsionaalsem inimene, kes aitab sul seda nagu mõtteviisi arendada, sest et nagu sõbraga rääkida samamoodi, et ütleme, et ma ei tea,
räägin oma sõbrannadega paarisuhtest ja ma tahaks räägitada abistada, on ju, et mind ajab tema kutt närvi ja et võiks nagu midagi ette võtta, on ju, et siis mul võib olla väga palju dysfunktsionaalseid nägemusi paarisuhtest ja kui ma neid hakkan edasi andma, siis see ei tähenda, et see suhe nagu kuidagi paremaks seal muutub, on ju, et ja siin me tahame kõik abistada, aga see ei tähenda, et see abi, mis me anname, kui lihtsalt tavainimesed on nagu ja see ongi see, et see võib olla isegi hea abi ja siin on just nagu 2 punkti, mis sa välja tõid ka, et üks on see, et ma võin ka lugeda läbi 100 eneseabiraamatut. Ma tegelikult nopin seal ikkagi küllaltki sarnaseid mõtteid välja, sest ma ise ju töötlen seda infot. See on see, et ma ei ole ju ise veel muutunud ja isegi kui olen, et siis mina ikkagi töötlen seda infot samamoodi. Aga nüüd, kui keegi avardab seda perspektiivi, et seda sama olukorda või seda sama infokildu või seda sama tegevust saab ka teistmoodi vaadata, siis ma sain midagi uut teada sealt. Ja see ongi see, et tasub lugeda mitmekülgset kirjandust ja ilukirjandus vahel isegi palju rohkem olla eneseabiraamat kui tegelikult eneseabiraamatud. Ja teine see sõpradega suhtluse pool ja just tegelikult selline suhte poolel nõu andmine ja siis mingite asjade välja toomine ongi just see, et tõsi see on, et ikkagi suhtlusolud võib tekkida mingi selline nagu pimestumus, et ei pane mingeid asju tähele. Või siis, et kui ka paned, siis oled teinud juba otsuse see, et see on asi, mida ma aktsepteerin, see on okei. Mina lepin selle, kes ma tean, et siin on midagi nagu palju paremat, on mingites teistes asjades, millest see suhe nagu annab mulle ja loob mulle väärtust ja loob neid positiivseid emotsioone ja kogemusi. Ja nüüd, kui kõrvalt vaata ongi, et kui keegi toob selle välja sealt, siis inimene ise võib-olla ei märkagi seda, võib-olla ta ei teadvusta seda, võib-olla ta ei ole veel valmis sellega tegelema. Ja ega see olukord ikkagi ei muutu. Et see ongi just psühholoogi juures ka, et psühholoog võib ka tegelikult nagu esmakohtumiste käigus ka, et kus luuakse kontseptsioon ja siis, et pannakse paika eesmärgid, et mida teha ja kuhu liikuda. Sealt võib tulla välja teemasid, mis on tegelikult palju nagu sügavamad ja siis võib-olla ka siis tegelikult sellise nagu juurpõhjuse tasandil. Aga kui see klient ei ole valmis veel sinna minema, siis psühholoog ei hakka neid välja tooma ja sinna suruma, vaid ongi see, et see toimub õigel ajal, õiges kohas just sellel hetkel, kus see kliendi valmisolek ka tõusnud. Sest vahel on vaja ehitada seda nõustamissuhet, on vaja nagu tekitada seda usaldust, on vaja õppida mingeid toimetulekuoskuseid, et siis minna edasi sügavamate teemadega. Et eriti oluline on see traumatöös just see, et tekitada inimesele neid ressursse juurde selle jaoks, et siis minna nende hästi nagu raskete, sügavate teemade juurde, et see uuesti tõmbaks teda auku, et mitte siis retraumatiseerida. Aga räägikski nüüd sellest, et kui siis minna mõne spetsialisti juurde, et sageli tekib see küsimus ikkagi, et kas mul ikkagi on seda abi vaja, et ma ei tea, nagu tegelikult on enam-vähem nagu chill, tegelikult on enam-vähem tore, et nagu lihtsalt kogu aeg on kuklas mingi tunne, et nagu midagi on halvasti, aga nagu mis siis nagu on inimesi, kes vajavad nagu rohkem abi kui mina, et mille järgi otsustada, et oleks nagu tegelikult aeg minna või kas või lihtsalt üks kord käia kellegagi midagi läbi rääkida nagu? See on see koht, et mul ei ole sellele küsimusele selles mõttes nagu ühest vastust, et millal minna. Et tasubki siis minna, kui on täpselt ka juba kas või see mõte, et aga mul ei ole ju nagu vaja minna, et teistel on ju palju hullem. Et järelikult midagi on, mis seal sees nagu kriibib. Ja just see, et ongi, et võibki minna testima ühe korra ära, et kas see siis aitab või ei aita. Võib ka lihtsalt see, et kui sa võtad selle otsuse, et kas minna või mitte minna, et siis võidki enda jaoks ka kaardistama hakata seda, et kui ma sinna lähen, et millest ma siis seal rääkida tahan. Mis on need teemad, mis ma tahaksin nagu arutada psühholoogiga, mitte kellegi teisega sealt. Ja Eestis on ka ju variante, et kuni 26-aastastele on peaasi.ee on nõustamine ja kirjadeel on ka lahendus.net, et kuhu kirjutades saad kirjadeel vastused, et ka seal saab hakata seda teemat avama, et jõuda endast selguseni. Mina soovitaks psühholoogi juurde minna pigem varem kui hiljem, just selle mõttega, et siis on võimalik mingeid asju ennetada. On võimalik juba hakata õppima mingeid toimetuleku muutuseid, mingeid asju märgata, mingeid asju enda elus muuta, selle jaoks, et tegelikult see olukord ei süveneks. Et olukord ei läheks enam hullemaks. Ja vahel on täiesti okei ka käia, lihtsalt rääkida välja, öelda kõva häälega need asjad välja,
kuulda tagasi seda peegeldust, võib-olla mingeid olukordi avardada, natuke lähemalt lahata ja siis ongi juba parem. Nii et sihuke, kord aastas psühholoogi juures käia, sihuke väike check-in teha on nagu täiesti okei, et sa ei pea nagu mingi häbi tundma või olema nagu mingi, et tead, praegu ei ole veel nagu piisavalt halb olla, et nagu võid minna varem ka. Võib minna varem ka. Või kas veel nagu regulaarselt käia lihtsalt üks kord aastas sihuke, ma ei tea, harjumus tekitada endale, et see on nagu jah, kas või nagu see, et selline nagu tervisekontrolli mõte, et psühholoogi juures käimine ei ole kindlasti midagi, mille pärast peaks häbi tundma. Olen ise ka psühholoogi juures käinud psühholoogina olles ja et väga selles mõttes nagu huvitav kogemus istuda teisel pool lauda sealt, et võib-olla isegi psühholoogina ma tundsin, et mul oli keerulisem minna nagu enne seda, et kindlasti soovitan, see on täpselt nii, et sa näed natukene nagu siis teise metta otsast ja siis oluline on lihtsalt see, et kui võttagi seda nagu sellise regulaarse käimisega, siis tasub leida ja valida see inimene, et kellega sa tunned, et saab see nõustamissuhe tekkida. Keegi, kellega on sarnased väärtused ja on sarnane nägemus nii maailmast, elust kui üldse sellest, et mis on need, kellel oleks ka siis ka see pädevus nende teemade osas, et mis sulle on olulised? Mõned põhjused, miks inimesed lähevad spetsialisti juurde, et siin me veidike rääkisime, et mingid suhteprobleemid näiteks, sa mainisid, et sinu juurde jõuavad inimesed, kellel on võib-olla mingi ärevus, masendus, läbipõlemistunne, et sihuke identiteedi või sihuke väärtuse nihe või midagi seal paigast ära, et kas on midagi veel, mis põhjused veel on, mis inimesed lähevad? Põhjuseid on väga palju, et see ongi just see sama, vahel on ka teadmatus see, et ma ei tea, mis edasi saab, on mingid elumuutused, see, et kui me vaatame ka sellist nagu arengulist poolt, et siis ongi elukaares ikka nagu mingites eluetappides toimuvad muudatused, et kus siis tuleb kohaneda sellega, et võtame lihtsalt kas või selle, et näiteks põhikoolis gümnaasiumisse minek, gümnaasiumist kas siis ülikooli või kutsekooli minek või siis tööle minek sealt, et need on kõik tegelikult ju mingid elumuutused, et kus mingi rutiin muutub, nüüd tuleb jälle kohaneda uue normaalsusega. Paari suhtesse astumine, suhte lõpp, abielu, lapsevanemaks saamine, lähedase kaotus, töö kaotus, uue töö saamine, ametikõrgendused, et kõik on midagi, et mis siis ju muudavad seda dünaamikat, kuidas igapäevaelu välja näeb ja selle muutusega tuleb kohaneda. On muutused, et mingitel hetkedel on lihtsam sellega kohaneda ja suuremate muutustega on see, et vahel on vaja natukene sellist juhendamist ja see, et selgust luua, et mis siis need tegelikult asjad on, mis on mul siin olukorras ressursid ja mis on need, mis siis tegelikult seda olukorda just raskemaks teevad. Psühholoogi juurde ma ei oskaks isegi piiritleda see, et nagu mis teemadega nagu tulla või et mis need nagu teemad on, millega kindlasti pöörduda, et täpselt siis, kui tunned, et midagi on, et siis psühholoogid on ka ikkagi inimesed, täpselt samamoodi nagu need kliendid, kes käivad nende juures. Tasub leida lihtsalt keegi, et kes siis jagab sellist sarnast väärtusmaailma. Ja siis jagada seda, et mis on need asjad, millele võib-olla kõige rohkem mõtled ja mis võib-olla kõige rohkem sellist meeleolu kas siis kuidagi alla tõmbavad või et siis just kõige rohkem muret valmistavad. Okei. No nüüd, kui meil on terminid loodetavasti selged ja me oleme julgustanud kõiki psühholoogi juurde minema, siis räägiks, et kuidas Eestis üldse abini jõuda, et mis esimene samm on, kui ma tunnen, et nagu veits midagi kriibib, mis ma teen nüüd siis? Kellele ma kirjutan, kuhu ma lähen? Eestis on, võtamegi see, et on selline nagu riiklikult rahastatud abi ja siis on tasuline abi. Lisaks on veel ka siis tööandja kindlustused, et siis täpselt nii, et kui on võimalus minna tasulisele vastuvõtule, siis tõsi see on, et sinna saab kiiremini. Kui on lihtsalt see tunne, et oleks vaja minna, siis alustada saab perearstist, anda märku sellest, et mul on need asjad, et ma tahaks sellest kellegagi rääkida, siis saatekirja tasub endale küsida. Siis ootejärjekorrad on seal pikad, nüüd see ongi just see, et
saatekirjade arv, kui palju saab neid kliente teenindada, see on piiratud, abivajajate hulk on kindlasti oluliselt suurem ja sealt ka tekivad need järjekorrad. Aga tasub ennast sinna järjekorda panna, sest ühel hetkel ikka see koht seal kätte jõuab ja siis loodetavasti lihtsalt mitte pool aastat või aasta hiljem. Nüüd tasuline vastuvõtt, siis see on võib-olla kõige lihtsam. Kui ka tegelikult praegu võtta internet lahti, siis ma usun, et ma leiaks Tallinnas kindlasti vähemalt 2 või 3 kohta, et kuhu saab juba täna minna. Aga see on see, et on arusaadav, et see on tegelikult kulukas teenus. Et just see, et psühholoogi juures käimine tihti ei ole see, et sa käid 1-2 korda ja siis on kõik muutused on tehtud, muutus on kinnistunud ja kõik on väga hästi. Ongi selline, ütleme 5-6 korda on see, et siis me saame rääkida, et tegelikult mingi muutus on toimunud, et mingi siin teistmoodi. Ja see, et millal, kui tihti ja kui intensiivselt need 5-6 korda toimivad, see sõltub juba sellest teemast, millega pöörduda ja sellest, et ka valmisolekust, et kui intensiivselt ollakse valmis siis teraapiaks. Üldiselt selline iganädalane kohtumine on küllaltki intensiivne, iga 2-3 nädala tagant on selline kesktee ja korra kuus on juba selline, et ta on nagu vastuvõetav, aga ta on küllaltki nagu aeglane, sest selle 6 aja jooksul väga palju jõuab asju juhtuda. Aga see on parem kui mitte midagi. Nüüd lisaks veel mis on kasvav trend, on tööandja tervisekindlustus ja üldse ja ka tegelikult STEBI, et kus just ju eelmisest aastast ka erisoodustusmaksu vabalt, et sa hakkad tegema vaimse tervise spetsialisti juures. Seal toodigi just see, et siin oli teised teenused ka veel, aga tasub uurida enda tööandjalt, et mis on need võimalused, mis nad pakuvad, et võib-olla, et saab ka hinnata, et kas kumb on suurem vajadus, kas spordikompensatsiooni seda panna või siis, et suunata seda siis psühholoogi või siis teise vaimse tervise spetsialisti juures käimisele. Ja kui on tööandja tervisekindlustused, siis uurida neid kindlustustingimusi, et seal on see, et seal mingi omaosalus on, aga see on ikkagi oluliselt soodsam kui tasuline teenus. Ja kui me räägime noorematest, siis ongi tegelikult koolid, noortekeskused, tasub küsida ka kohalikust omavalitsustest, Sotsiaalkindlustusamet, ka Töötukassa, et vastavalt sellele, mis on need eeltingimused ja mis on need mured, millega pöörduda, siis tegelikult neid võimalusi on loodud juurde. Nüüd ongi see, et see teadlikkus, mis on need võimalused ja millal neid kasutada, et ma olen hästi nõus, et ka ise siin valdkonnas olles on nii palju tegelikult infot, et nagu mida ei tea või millest kuuled palju hiljem sealt. Et kindlasti ka Karitase vaimse tervise keskuses me oleme üritanud seda teha nii, et jagada seda infot kas kuskil sotsiaalmeedias, enda kanalites ja ka klientidele, et mis tegelikult need viisid on. Et kuidas teha seda psühholoogi teenust kättesaadavamaks. Sest tõesti, et kui võtame selline 100 eurot, ütleme, et kuidas need, ütleme, see keskmine hind, mis siin Tallinnas on, et iga korra eest maksta, et siis kui iga nädal käia, et siis on see iga kuu päris kulukas. Aga et loodetavasti neid nagu viise tekib juurde ja eks ka tööandjad ise on võtnud rohkem vastutust selle pealt, et nii läbi kindlustuse kui ka tegelikult ise, et loonud selle fondi, et inimesed, kellel on vaja, kes tunnevad, et olgu see kas siis tööalane läbipõlemine või ka tegelikult eraelulised teemad, et nad võimaldavad inimestele selle abi kättesaadavust. Ja see on hästi nagu tänuväärne, et ollakse valmis võtma seda vastutust. Me tegelikult, sina juba mainisid päris mitmeid spetsialiste ja rääkisid ka erinevatest kutsetest, aga räägiks korra uuesti, et mis vaimse tervise spetsialistid eksisteerivad, millega nad tegelevad, kelle poole mina kui tavaline inimene saan lihtsalt pöörduda, kelle poole mul on mingit saatekirja vaja ja siis räägiks ka võib-olla natuke ravimitest. Kui võtamegi selle, et vaimse tervise spetsialistid, siis ma võin jääda, mõned võivad jääda nimetamata, aga alustame sellest, et meditsiinisüsteemis, et on vaimse tervise õde, on psühhiaater, on kliiniline psühholoog. Need on siis Eesti mõttes ka meditsiinitöötajad. Kuidas see protsess sealt välja näeb, et tihti ikkagi see hakkab perearstist ja nüüd perearst ongi, et kas on vaimse tervise vastuvõtt vahepeal või on siis kohe kliinilise psühholoogi konsultatsioonile, et hinnata siis seda, et mis on tegelikult siis kas siis see ravi või teraapia vajadus. Vahel on ka otse psühhiaatri juurde, et tihti
kokkuvõttegi see, et psühhiaatrite ressurss on küllaltki piiratud, siis ka kliinilised psühholoogid tegelevad selle hindamisega ja siis saavad edastada kokkuvõtet, et kas on vaja ka psühhiaatri visiiti sealt. Selle juures siis ongi psühholoog-nõustaja, kes siis ka viib läbi seda teraapiat ja nõustamist. Väga paljud psühholoogid nõustajad tegelikult töötavad ka kliinilise psühholoogi juhendamise all, just selle mõttes, et meil on see piiratud ressurss mitte ainult siis rahaliste vahendite osas, et rahastada seda teenust, vaid ka selle koha pealt, et kes seda teenust osutada saavad. Ja kliinilised psühholoogid, psühholoog-nõustajad saavad teha koostööd selle pealt just, et kliiniline psühholoog tegelikult teeb selle hindamise, teeb selle kava ja siis koostöös ongi nii, et klient käib ise siis psühholoog-nõustaja juures, aga aeg-ajalt on siis nagu need konsultatsioonid kliinilise psühholoogiga ja psühholoog-nõustajal on siis need tihedamini kui kliendil sealt. Et lihtsalt see on selline, mõlemal on see laiapõhine teadmine, mõlemal on see väljaõpe, lihtsalt ongi see, et kõigil ei ole vaja käia kogu aeg kliinilise psühholoogi juures teraapias, see ongi just see, et kui häiret veel näiteks ei ole välja kujunenud, et siis on ka see, et kuidas see olukord tagasi pöörata ja suunata just oskuste õppele ja siis seejärel ennetusele. Kui me räägime korraks sellest riiklikust abist versus tasulisest, et kuidas see infovahetus nende eri organisatsioonide vahel käib, et kui ma alustan näiteks, ma ei tea, Tartu Ülikooli kliinikumis ja siis mul oleks vaja ikkagi mõni teine spetsialist leida, kas see info, mis ma neile andsin, kas nad saavad seda jagada nagu väljapoole nagu erakliinikusse või kuidas see käib, või kas ma pean ikkagi siis terve oma eluloo nagu uuesti nagu sellele teisele spetsialistile ära rääkima? No Eestis on selline asi nagu terviseportaal ja siis nüüd eelmisest aastast, kus kliinilised psühholoogid said ka sellele ligipääsu. Et kliinilised psühholoogid on aisad siis psühholoogid Eestis, kellel on siis, kes on meditsiinitöötajad, kellel on ligipääs ka digiloole, kes saavad teha sinna sissekandeid ja kes saavad vaadata sinna tehtud sissekandeid. Just selle nimel, et tegelikult parandada seda info liikumist. Kuna mina olen psühholoog-nõustaja, minul sinna ligipääsu ei ole, ma ei oska seda kommenteerida, et kas see tegelikult, kas kõik info jõuab sinna. Ja see on ka just see, et kui võtta see, et tegelikult see on ju konfidentsiaalne terviseinfo ja see, et kas detailselt kõik eluraskused, kõik need hetked, kõik need asjad, mis on seal jagatud, kas see kõik jõuab sinna või jõuab sinna selline üldisem kokkuvõte. Et kindlasti, kui vahetada psühholoogi, kui minna kuskile teise keskusesse, et siis tean, et paljud psühholoogid küsivad ka, et kas on varasemat kogemust, et võib ka ise seda välja tuua ja võib ka täpselt jagada, et mis need teemad, mis on tehtud ja just see, et kus, mis info ja miks siis ka see vahetus toimus sealt. See info liikumine on olnud pidevalt probleem, võib-olla ka kõik need sissekanded ei jõua alati terviseportaali ja kliendil on tegelikult ka ju õigus neid sissekanded sealt peita, et tasub lähtuda ikkagi sellest, et psühholoogi juures käiakse selleks, et midagi muuta, et midagi saaks paremaks, et mida nagu ausamalt, avatumalt jagada, siis seda konkreetsem, seda rohkem on siis teada tegelikult psühholoogile, et kuidas, mismoodi edasi minna ja ka tegelikult teistel meditsiinitöötajatel. Nüüd, kui võtame selle poole, et ongi näiteks kas psühholoog-nõustaja või psühholoog, kellel on ka töökogemuse pealt saab kliinilise psühholoogi juhendamise all töötada, et kellel ongi siis 5 või 8 aastat töökogemust haiglates, et siis ja meditsiinisüsteemis, siis ka neil on just see, et neil tegelikult ei ole seda ligipääsu, aga mis neil on ikkagi see, et see meeskonnatöö sealt. Ja see on, kui me räägime just nagu häiretega töös, siis seal on hästi oluline see meeskonnatöö, psühhiaater, kliiniline psühholoog või psühholoog-nõustaja, et vaimse tervise õde ja ka perearst, et oleks tegelikult see mitmekülgselt tagatud sealt. Kui me tuleme nagu otseselt sellist nagu meditsiinisüsteemist ja häirete poole pealt välja, siis ongi just see, et kui käiegi psühholoogi juures ka nagu ennetuse või ärahoidmise eesmärgil või ka see, et oskuste õppeks, et ka siis on see, et olulised terviseandmed, neid võib jagada psühholoogile. Ja vahel psühholoog ka küsib, et mingite kindlate asjade kohta just see, et välistada seda ja hinnata enda piire. Et näiteks minu juures ka, et kui tuleb klient, kellel mul tekib kahtlus, et siin võib olla tegu mingi vaimse tervise häirega, et me enam ei tegele tegelikult lihtsalt oskuste õppeენnetusega või siis et sellise nagu heaoluga sealt, siis ma saan suunatada edasi.
et kas siis kliinilise psühholoogi konsultatsioonile või siis ka psühhiaatri vastuvõtule ja vahel ka lihtsalt see, et perearstiga mingid asjad nagu läbi arutada, sest see ongi just see laiapõhine taust, et psühholoogi õppes, et kui see hästi palju pannakse rõhku ka tegelikult füsioloogiale, et ja õpetatakse oskust, et panna tähele. Ja siis sealt ka see, et kuna ma tean, et kui ma seda märkan, siis mina sellega edasi midagi teha ei saa, siis see on minu kohustus eetiliselt ka, et suunata edasi, sest see on kliendi parimates huvides. Aga seal on just see, et see info, mida mina märkasin, mida mina tähele panin, see ei jõua kuskile terviseportaali. Ja nüüd on siis see, et kas ma siis kirjutan kliendile eraldi kokkuvõtte ja tema edastab selle siis vastavale meditsiinitöötajale või kui see toimub samas keskuses sees, kus on erinevad kompetentsid olemas, et siis kliendi nõusolekul saab see toimuda ka nii, et on selline kliendi üleandmine, et see info tuleb ka kaasa sealt. Aga see on kõik juba see, et kuna me jagame ikkagi konfidentsiaalset infot, siis kõik toimub kliendi teadlikkusel ja kliendi nõusolekul. Et kui oleks kõigil psühholoogidel, nii-öelda kutsega psühholoogidel ligipääs siis terviseportaalile ja et ka psühholoog nõustada oleks siis koos kliiniliste psühholoogidega meditsiinitöötajad, siis tegelikult see info liikumine oleks oluliselt lihtsam, aga see on jälle selline, et me liigume nagu sellise ideaalsema maailma suunas. Et samamoodi nagu tehakse tegelikult tööd selle psühholoogi nime kaitsmisel ja kutsesüsteemi korrasustamisel, et siis need on need sammud, mis kunagi tulevikus loodetavasti siis lähiaastatel ka juhtuvad. Et kliinilise psühholoog meditsiinitöötajana, et see on võtnud selline 10 aastat aega. Nii, me rääkisime tegelikult vaimse tervise spetsialistidest, aga saime targemaks ka info liikumise koha pealt. Kas tahad veel midagi täiendada selle küsimuse kohta, vaimse tervise spetsialistid? Rääkisid kutsetest on ju psühholoog nõustaja, mis ta teeb? Jah, see ongi see, et kui võtame sellised psühholoog nõustajad, et siis seal ongi, me võime võtta nagu sellise nagu kutsestandardi järgi, et psühholoog nõustaja tegeleb siis ennetuse ja siis heaolu toetamisega. Kliiniline psühholoog on see, kes tegeleb psüühikahäirete hindamise ja raviga. Ja see ongi just see, et mõlemad saavad läbi viia teraapiat, kui neil on selleks vastav väljaõpe. Et mis on üks selline levinud väärarusaam on ka see, et aeg-ajalt, õnneks nüüd viimasel ajal harvem, aga satub kliente, kes siis kohe alguses seda ei küsi, aga ikkagi sessiooni lõpus, et siis tuleb ka küsimus, et kas siis täna mingit rohtu ei saa. Et Eestis toimub ikkagi nii, et psühhiaater on see arst, kes siis väljastab ravimi ja mingitel juhtudel on ka perearst, et kes mingeid ravimeid saab ise väljastada. Tema on see, kes kirjutab selle retsepti ja määrab selle raviplaani. Et ei psühholoogid, psühholoog nõustajad, kliinilised psühholoogid Eestis seda teha ei saa. Ja see ongi just, et kui võtta vaimse tervise õde ja psühhiaater, nemad on need, kes teevad selles mõttes koostööd, et iga psühhiaatri vastuvõtt ei toimu tegelikult psühhiaatri juures, vaid et vahekontrollid saavad toimuda ka vaimse tervise õe juures. Just selle jaoks, et hinnata seda, et kas see raviplaan või see muutus, et kas see toimib ja kui on midagi, mis ei toimi, siis on uuesti jälle psühhiaatri konsultatsioon sealt. Kliiniline psühholoog on see, kes tegeleb selle hindamisega ja ka ravi läbiviimisega. Ja psühholoog nõustaja ongi rohkem see ennetus ja heaolu toetamine, aga ka teraapia läbiviimine, et kui on olemas see vastav väljaõpe. Et eks see terminite maailm on ka siin valdkonnas sees olles keeruline, nii et ma täitsa mõistan, et see veel väljapoole kuvab veelgi nagu keerulisema süsteemina. Ja siis selle kõige juurde veel on siis psühholoogid, kes ongi täpselt selline nagu katuse termin, mis võtab seda kokku. Jah, sinna psühholoogide alla näiteks siis on ju spordipsühholoog, koolipsühholoog, kas seal on veel mingiseid? Ja spordi- ja koolipsühholoog on need kutsega psühholoogid, et tegelikult koolipsühholoogid on mõnes mõttes ka nagu organisatsiooni psühholoogid, sest et tegelikult ju nende vastutada ongi see, et kujundada koolis selline keskkond, et õpilastel oleks hea, et õpetajatel oleks hea ja olla ka olemas tegelikult see esmane kontakt nii õpetajatele kui õpilastele sealt. Ja spordipsühholoog, see on hästi selles mõttes nagu kitsas konkreetne valdkond, et seal on nii töö sportlaste meeskondadega kui ka tegelikult ju ka selle ümbritseva keskkonnaga, ehk siis lapsevanemad, sportlaste lähikond, et mis ka seal toimub sealt. Et ma ütleks, et koolipsühholoog ja spordipsühholoog on võib-olla natukene selles mõttes eraldiseisev sellest nagu meditsiini poolest. Aga mis ma näiteks
ka kvalituse kontekstis saan välja tuua, et meil on päris mitu psühholoog-nõustajat, kellel on ka koolipsühholoogi kutse. Just see, et üks kutse ei välista seda, et sa ei saaks saada teist kutset ja samamoodi see, et sul oled sa koolipsühholoog või oled sa spordipsühholoog, et sul ei oleks seda laiapõhist tausta sellega, et teha päriselt ka tööd siis, kui enam ei ole see konkreetne, et kas koolikeskkonna küsimus või et siis spordi küsimus. Räägime siis sellest kõige huvitavamast, ehk siis ravimitest, on ju. Et ma tunnen, et viimase paari aasta jooksul ATH on hästi suureks teemaks läinud, on ju, ja siis sellega seoses inimesed tahavad räigelt saada diagnoosi ja saada ravimeid. Et mis ravimeid üldsegi väljastatakse, meil on antidepressandid, mingid rahustid äkki, ATH ravimid on ju, et mida välja kirjutatakse ja kuidas nende ravimitega üldse on, et kas saab kiiresti ja kohe praegu nüüd või kuidas see protsess välja käib, protsess välja näeb? Kui mina ei kirjuta ravimeid välja, ega hinda seda, siis ma väga täpselt ei tea neid nagu kõiki neid telgitaguseid. Et üldiselt jah, tõesti, et psühhiaater ja perearst ja vaimse tervise õde on see, et kes monitoorivad seda. Ja kui ma haaran hoopis su küsimuse esimesest poolest kinni, et seesama, et ATH osakaal on kasvanud, et ma olen ise ka seda täheldanud, et klientide hulgas tõesti see on kasvanud, aga ma tooks selle välja isegi, et see ei ole kasvanud selle poole pealt, et inimesed pöörduvad, et saaks selle diagnoosi, et siis saaks nagu ravimeid. Vaid tegelikult pöördutakse ka juba siis, kui raviskeem on peal. Lihtsalt selle jaoks, et kuidas nüüd nagu õppida veel neid mingit toimetuleku rutiine looma neid harjumusi, et noh, ravim teeb nagu osa sellest tööst. Ta viib tegelikult selle nii-öelda aju keemilise toimimise tasemele, et mis on nagu baastasemel. Nagu neurotüüpilise aju sarnaseks, aga mitte veel see, et nüüd kõik toimib ideaalselt. Nüüd on kõik mured lahendatud, kui see raviskeem on peal. Et tegelikult tuleb ikkagi hakata õppima harjumusi, looma struktuure, looma rutiine selle jaoks, et igapäevalt asjad toimiksid. Samamoodi on ka see emotsiooni reguleerimine ja pidurdusmehhanism, et mida siis koostöös saab siis hakata õppima. Just see, et vastavalt kliendi vajadusele, et kus täpselt see keerukus on. Sest ega aktiivsustähelepanu häire ja et kui me vaatame, siis see ei ole ka ju iga inimese puhul samamoodi. Et nii see aktiivsuse pool, impulsiivsuse pool, keskendumine, tähelepanu, et see raskuskese või see, mis hetkel on kõige aktuaalsem, see võib olla erinev. Ja siis vastavalt sellele saab ka läheneda, et kuidas siis elustiiliga tegelikult toetada seda veel. Siis tulevad need vanad baasvajadused, et uni, toitumine, liikumine ja siis kui need on paigas, kui need on rutiinsed, siis teisi asju on lihtsam sinna juurde tuua. Ja ärme unusta ka tegelikult siis nagu meeldivaid emotsioone ja siis ka eduelamusi, et oleks neid tegevusi, mida tahaks teha. Ja muidugi lähedselt suhtuda. Läheks siis teraapia vormide juurde. Et millised teraapiavormid eksisteerivad, kuidas need erinevad üksteisest, mida valida, mida ma saan üldse valida, kuhu mind määratakse võib-olla? See on ka see, et kui me siin saateks valmistumisel ka seda teemat arutasime ja siis uurisime, et siis ongi, kui ma ka tegin internetis otsingut seda, et mis siis nagu asjad välja tulevad, et siis jälle see teraapia vorm ja siis on asi, et sealt võib tulla ka asju, mis tegelikult ei ole vaimse tervisega seotud, et kui me keskendume, vaatame vaimse tervise valdkonda, et siis me võime vaadatagi nagu sellist nagu teraapia koolkondi, et Eestis ongi kõige levinum kognitiivkäitumuslik teraapia, see on ka teaduspõhiselt kõige rohkem uuritud, kõige rohkem leidnud kinnitust, et see toimib teatud siis häirete ja seisundite puhul sealt. Ja nüüd ongi see, et kui me võtame sellise nagu teraapia koolkonna, siis teraapia koolkonnas, et KKT-s, siis kognitiivkäitumisteraapias, seal on see nii-öelda kogu see teraapia protsess ja siis seal on ka teraapia tehnikad. Ja nüüd, kui võttagi see teraapia vormid, et siis täisteraapia on ikkagi see, et vaimse tervise spetsialist, kellel on KKT põhiväljaõppe läbitud, saab läbi viia seda teraapiat. Need, kellel ei ole põhiväljaõpet läbitud, kellel on ainult see siis algtaseme õpe, nemad ei vii läbi KKT teraapiat, vaid et siis nad kasutavad KKT tehnikaid. Ja see ongi just see, et see teraapia vorm ja see valdkond, et miks on oluline uurida seda haridust, seda tausta, seda väljaõpet, et mida siis tegelikult pakutakse.
ja noh, on ka leitud, et KKT on ka valdkond, mis kõigile ei sobi, et siis Eestis keemiateraapia on veel tõusnud ja psühhoanalüütiline ja muidugi ka tegelikult pereteraapia, selline süsteemne lähenemine sinna juurde sealt. Nüüd, kui võtame ka sellised teraapiavormid juurde, et siis lisaks koolkondadele, et ongi täpselt, on see individuaalne, on see baariteraapia, on pereteraapia ja on ka grupiteraapia. Ja mis nüüd osaliselt võib-olla siis tänu COVIDile, et on ka avardunud see, et tegelikult paljuski saab neid läbi viia veebi teel. Seal on lihtsalt oluline see, et see oleks mugav nii siis vaimse tervise spetsialistile kui ka tegelikult inimesele. Ja mina ise hindan seda, et veebi teel tegelikult see teenus saab olla palju kättesaadavam. Aga isiklikult mulle hästi meeldib see, et kui need esimesed kohtumised toimuvad koha peal ja siis me võime sinna veebi kolida, sest et täpselt seesama see terapeutiline side, et see saaks ikkagi tekkida ja tahes-tahtmata seda on lihtsam tekitada ja ka aru saada, et see on praegu see, et mis siin ei toimi ja ei tööta, siis kui me oleme koha peal seal samas ruumis. Aga peame arvestama ka seda, et on ka see, et Eestis vahemaad on vahel pikad, tihti on see, et enda kodu lähedal võib-olla ei olegi kedagi, kelle poole pöörduda. Ja samamoodi, et kõik, kes ka pöörduvad, nad ei ole alati ju Eestis. Et see muu elu ei jääks ka selle kõrvalt sealt seisma. Kui popp Eestis praegu siuke veebiteraapia, mulle tundub, et Ameerikas on nagu hästi arenev asi praegu, nendest teraapia AI-botidest peagi rääkima, aga et Eestis ma olen kuulnud sellest, aga ma ei tea, kas see on nagu, kui populaarne see on? Ma ütleks, et ikkagi see nagu on kasvav trend, just ka see, et see teeb tegelikult ju teenuse selle pealt kättesaadavamaks ka, et kui mõtleme selleks, et teraapiat läbi viia, siis peab olema ruum. Peab olema ruum, mis tagab selle, et see, millest räägitakse seal ruumis, et see heli ei leviks kuskil ära, see, et see oleks piisavalt mugav ja turvaline õhkkond nii kliendile kui ka psühholoogile sealt. Ja nüüd see ongi see, et rahastuse ressurss on piiratud, tegelikult ruumiressurss on ka piiratud, kust leida neid ruume, et kust siis saada kokku, et kohvikus ei saa läbi viia psühholoogilist nõustamist. Ja nüüd ongi see, et kuidas nagu olla lähemal inimesele, kellel on vaja seda tuge ja kuidas tagada ka seda, et ka siis spetsialist saab seda pakkuda, et siis tegelikult see veebiteel tegemine on ju väga mõistlik lahendus. Ma teen isegi psühhiaatrid, et kes ongi kolinud nagu veebiteel vastuvõtte tegema, puhtalt sellepärast, et teha kliendile nagu lihtsamaks selle, sest kliendid ei ole ainult Tallinnas ja Tartus, vaid tegelikult neid on üle Eesti sealt. Ja on hea võimaldada kliendile erinevaid viise, et kus ta saabki jällegi samamoodi, et nagu on erinevad vaimse tervise spetsialistid, et olekski erinevad viisid, kuidas teenusel käia. Et justkui ongi, võtame näiteks sotsiaalärevuse, et käin korra kuus kodust väljas, ja see on siis psühholoogi juurde, et ta on selles mõttes kasutegur, et see käimine toob ta sealt välja, aga jällegi see, et võib-olla see ükskord oleks nagu selles kasutada kuskil mujal, et teha midagi muud. Ja võib-olla ka see esmase kontakti loomine just see, et teha see võimalikult lihtsaks ja ohutuks, et see samm pöörduda psühholoogi juurde, tegeleda nende teemadega, mis enda jaoks on olulised ja mida tegelikult tahaks muuta. Et see oleks võimalikult turvaline. Aga grupi versus individuaalteraapia, et ma ei ole nagu, alati kui ma olen kuulnud, et keegi käib teraapias, see on alati individuaalteraapia, et kas grupiteraapiasse suunatakse alati või kas grupiteraapia käsitleb mingiseid kindlaid teemasid? Miks mina sellest kuulnud ei ole, et keegi oleks grupiteraapias käinud? No gruppide läbiviimisel on ikkagi see, et on ju hästi oluline grupidünaamika. See, et need inimesed, kes seal on koos, et seal oleks mingi nagu ühisosa, millega tegeletakse. Ma olen ise viinud läbi ATH gruppe. Me tegime ka seda siis virtuaalselt, puhtalt sellepärast, et mitte olla ainult see, et nii, et saate ainult siis Tallinnas kohal käia, vaid et olla see, et üle Eesti, et kellel on soov huvi, saavad tulla sealt. Ja see ongi just see, et kui gruppi läbi viia, et siis grupil on see, et saab olla lihtsalt selline nagu tugigrupp, et kus siis iga kohtumine on selline nagu pooleldi struktureeritud, et kõigil on lihtsalt loodud see ruum ja aeg, et kus siis jagada. Ja saab olla ka selline teraapiagrupp, kus tegelikult on läbi mõeldud see,
et on kindel algus ja on kindel lõpp, vahepealsed kohtumiste arv, kohtumiste sagedus, kohtumistel osalemine, et see on kõik juba tegelikult ära raamistatud, et mida kus tehakse. Ja ma ütleks, et Eesti riigis tegelikult neid gruppe toimib, aga paljuski ongi see, et see info ongi see, et see on mingi konkreetne teema, mille puhul. ATH lastevanemate toetusgruppe on hästi palju Tallinnas, ma tean, et need on nüüd Tartus ka juurde tulnud, kui võtame näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni, siis seal on ka nagu grupiteenuseid ja paljuski ka lastele just see, et tuua sarnase mure või raskusega inimesed kokku, just see, et tegelikult nüüd on nagu see kollektiivne ressurss juba, et nad saavad omavahel jagada asju, mis toimivad, mis ei toimi, et ei pea kõike ise avastama sealt. Tõesti, ma tean, et mujal maailmas on need grupid natukene populaarsemad, aga Eestis ka see, et kui mõelda see, et kuidas see grupp kokku saada, kui ma mõtlen, et mul näiteks toon näite, et ütleme, et mul on 10 klienti, kes kõik tegelevad sarnase murega, et siis ma võin ju nagu hinnata ja uurida, et äkki teeks kõike koos nagu grupis. Aga jällegi see, et kas siis mina ise saan seda gruppi läbi viia, et seal tekib see topeltsuhe, et nii individuaalne kõigiga, et kõik inimesed seal ruumis teavad, et ma tean nende kohta midagi, mida ülejäänud gruppi ei tea sealt. Ja siis, et kuidas tagada see grupi dünaamika toimimine. Ja teine on see, et eks on ka jällegi nagu aeg ja ressurss ettevalmistusele, see on see, et see kohale tulemine ja ka see, et kas inimestel on see usaldus, et jagada seda. Et iga teemaga võib-olla grupp ei saagi teha. Ja siis ongi see, et see teema, see aeg, see koht, see ruum, see läbiviija, need inimesed seal, see peab koos toimima just see, et seal on loodud see turvaline õhkkond. Et ma ütleks, et gruppe võiks teha rohkem, aga nüüd on jälle see, et kuidas ja kes sinna jõuab, kuidas tagada see, et need inimesed nagu, neil on see ühisosa sealt. No kuna hetkel individuaalteraapia on popib on halb sõna, aga seda tehakse rohkem, räägiks siis, mis seal nagu toimub, et mis võib-olla teraapias, mis võib-olla vastuvõtul toimub, et mis seal tehakse ja kuidas ma valmistuma peaks selleks? Alustame sellest siis ettevalmistusest, et kui alustame see, et tekibki see soov või see vajadus minna psühholoogi juurde, siis ettevalmistusel tasub enda jaoks mõelda see, et mis see on, et millest ma tahan seal rääkida. Ja teiseks see, et valida see aeg ja koht, et kelle juurde ma lähen. Ja seal on see, et uurida tausta, nii haridust, väljaõpet, seda, et kas ta on keskuses või ta teeb ise seda, et kus on need ruumid, ja just ka see, et vaadata neid pädevusi, et kes see on siis, et kas need teemad on need, millest mina tahan ka rääkida. Et kas tal võib olla see pädevus sellest rääkida. Ja siis ettevalmistusel, kui on konkreetne teema, konkreetsed asjad, millest rääkida, see on väga hea, et siis on juba see, et mingi raamistik on loodud sealt. Kui on endal see natuke segadus, et mul on nagu palju asju, ma päris täpselt ei tea, nagu, et millele keskenduda, siis julgelt võib ka välja kirjutada need. Ja mul on mitmeid näiteid, et kus inimesed tulevadki paberilehe või vihikuga, et kus on teemad kirjas, millest tahaks keskenduda, ja siis me hakkame sealt arutama. Kõigele korraga keskenduda ei saa, aga sealt saab aidata leida, kaardistada seda, et mis on hetkel just kõige aktuaalsem sealt. Ja siis, kui esmane vastuvõtul juba olla, siis tasub täpselt hinnata seda, et kas see inimene, see psühholoog seal vastas, et kas mul tekib see usaldus, kas mul tekib see turvalisus, et ma saan rääkida päriselt enda teemadest. Ja siis anda see võimalus, et ongi, et esimesel kohtumisel ei pea kõike täielikult avanema, vaid et eks see ongi selline teraapiasuhte ja nõustumissuhte loomine sealt, et esmakohtumine on natuke rohkem intervjuu vormis, kus psühholoog küsib, kaardistab olukorda ise ka juurde. Aga ainult nendele küsimustele ei tasu lootma jääda, sellepärast, et inimesed ja mured ja probleemid on erinevad. Alati kõik küsimused ei kaardista seda. Ja võib-olla need küsimused algavad hoopis teisest otsast, et see mure on nende viimaste küsimuste juures, sinna ei jõuagi esmakohtumise juures. Et selle tõttu ongi hea, et ka enda jaoks nagu ära mõelda, et mis on üldine see valdkond, see teema, siis psühholoog saab kohandada selle olukorraga ja tegelikult ka seda infot koguda selle pealt,
et ta saaks kätte selle, et mis aitab kõige paremini planeerida kogu seda nõustamisprotsessi. Ja nüüd, kui esmakohtumine ongi läbi, siis tõsi ta on 45–60 minutit, alati ei saa kõike infot kätte ühe korraga. Selline 1–3 kohtumist on täiesti okei, et kus koguda infot alles nii-öelda meditsiini poolest siis öelda, et koguda anamneesi ja siis, et nagu psühholoogi poolt see, et luua seda kontseptsiooni, et mis tegelikult, ja siin on kliendil hästi oluline roll tuua välja, et mis on see, et mis just sul on kõige olulisem. Mis on see eesmärk, see suund, kuhu suunas liikuda, mis on need teemad, millega esmajärjekorras tegeleda. Ja siis nüüd tulebki see fokusseerimine, et kui on 5 erinevat teemat, siis kõige korraga ei saa tegeleda, et siis lihtsalt me ei jõua tegelikult selle muutuseni, et siis on üks konkreetne teema, üks konkreetne valdkond ja sõnastame eesmärgi ja sõnastame ka mingi mõõdetav asja sinna juurde. Et mis annab märku sellest, et me tegelikult oleme liikunud edasi selle sama eesmärgi suunas. Ja see mõõtmine, selline vahehindamine on midagi, mis tegelikult toimub igal kohtumisel. Just see, et mis on vahepeal toimunud, kui ka nii see, et nagu kas see trend või see suund, et kas asi läheb paremaks või siis, et tegelikult me teeme küll midagi, me käime küll, ütleme, et korra kuus saame kokku ja arutame need teemad läbi ja lepime kokku kodutöö, lepime kokku tegevuskava vahepeal, aga mitte midagi ei muutu. Et siis vahepeal tuleb ümber hinnata, et võib-olla see eesmärk ei ole see päris eesmärk, võib-olla see valdkond, kuhu sekkuti, ei ole see päris valdkond, et selle tõttu see mõõdetavus on hästi oluline. Sa korra juba mainisid sõnu kodutöö ja tegevuskava, et kas teraapias käimine ei olegi siis lihtsalt vestlemine ja siis kojuminek või? Kindlasti, kui me kasutame sõna teraapia, siis kindlasti, sa mõjutad vestlusteraapia. Et aeg-ajalt tõsi on, et mõne kliendi puhul toimib vestlusteraapia väga hästi. Et see ongi see, et tuledki kohale ja sa saad rääkida ennast tühjaks. See on ju see, et me saame rääkida ka sellisest nagu tajukaldest, mis meil sees on see, et kui me ise oma peas mingeid mõtteid ja asju või olukordi analüüsime ja vaatame, et siis eks nad on palju selgemad, vahel ka natuke mustvalgemad, kui need tegelikult on. Aga nüüd, kui need samad mõtted kas panna paberile kirja või rääkida see idee kõva häälega välja, siis hakkavad tekkima sinna lüngad. Et see asi ei ole nii selge või et tegelikult see ei olegi nii mustvalgelt halb või et hoopis vaat siin on mingi võimalus, mida veel teha. Ja see ongi selline keegi, kes siis kuulab, mõistab ja aeg-ajalt annab ka täpselt nagu selle tagasipeegelduse, et mis siis tegelikult toimub. Nüüd, vestlusteraapia ei ole midagi, et hakkame nüüd nagu iga nädal saame kokku ja siis teeme seda, et sellel ei ole seda nagu eesmärki. Et siis ongi lõpuks selline, et see võib minna sinna rumineerimise juurde. Ja nüüd viimased uuringud on ka seda leidnud, et konstantne rumineerimine tegelikult ju õpetab ajule uue mõttemustri sellele, et just, et märgata rohkem seda negatiivsust ja tegelikult tõmmata veelgi seda heaolu alla. Nüüd vestlusteraapia saab olla nii-öelda nagu osa sellest teraapiaprotsessist, aga kogu teraapiaprotsess ei saa olla ainult see vestlusteraapia. Kui just kohtumine on see, et on käest üks kohtumine ja siis sellega saab see kõik tehtud. Nüüd ongi see, et teraapiaruumis, et kus ongi see terapeutiline suhe ja nõustamissuhe, siis seal on ka ju psühholoogil ja kliendil, et mõlemal oma roll, mida täita. Et klient on see, kes on haavatavam seal. Tema on see, et kes tuleb oma teemadega, oma soovidega, oma eesmärgi, et midagi muuta. Võib-olla ka selle nagu teadmatusega, et segadusega, et ei teagi, kuhu edasi minna sealt. Psühholoogi roll ongi see, et aidata luua seda turvalist keskkonda sinna. Luua see usalduslik nõustumissuhe ja panna tähele klienti nii seda, mis ta räägib, kui ka seda, mis ta tegelikult teeb. Ka ongi kehakeel annab ka väga palju sealt infot. Ja nüüd psühholoogi roll on ka see, et psühholoogil on need taustateadmised. Olgu see siis kas nagu täisteraapia väljaõpped või et siis teraapia algväljaõpped ja teadmised nendest tehnikatest ja siis ka see sama nagu ka häirete diagnostilised kriteeriumid, see, et kuidas seda hinnata ja mis asju tähele panna sealt, siis psühholoog nagu ta oskab nagu ette aimata, et kuhu suunas see võib minna. Samamoodi see, et kui kaua näiteks võib see kesta, esialgu näiteks planeeridagi, et on, ütleme, et
et selle nagu teemaga, et arvestame, et selline 5-6 kohtumist me teeme ja siis see on selline esialgne raamistik, see võib minna lühemaks, see võib minna pikemaks, noh, sõltuvalt sellest, kuidas see protsess välja näeb. Aga psühholoogil ongi see, et ta loob selle kontseptsiooni. Selle info põhjal, mida klient talle jagab, et mis on need peamised teemad ja sealt tekib ka see teekond, et kus ongi kaardistatud konkreetsed kohtumised, konkreetsete kohtumiste eesmärgid. Nüüd on siis, eks see võib ju mõelda kohe kõik 10 kohtumist ette näiteks, et tihti siis seal kuskilt tekib ikkagi mingi näe, mingid asjad ja hakkavad muutuma. Minule üldiselt meeldib selline nagu 2-3 mõelda nagu rohkem ette läbi ja siis pärast iga kohtumist tegelikult jälle nagu täiendada seda teekonda sealt. Meil on alati see lõppeesmärk, kuhu minna, aga see, et ma tean, et kus me olime eelmine kord, millega me lõpetasime, ma saan luua siis psühholoogina seal ruumis selle, et mis me tegime eelmine kord ja luua selle silla nüüd eelmise korraga ja vaadata, et kus me oleme siis täna ja siis teha jälle järgmise sammu edasi. Aga seal ruumis ma küll tean, mis on need järgmised 2., 3., 4. samm, aga seal ruumis olles on see, et oluline arvestada kliendi tempoga. Just see, et klient ei tea seda kõike, mis selle ees ootab seal. Ja just ka see, et olla on selline pool sammu eespool ja käia temaga koos. Et natuke näidata seda teed, et me lähme edasi ja vahel ongi nii, et enne kui tuleb muutus, enne läheb raskemaks. Enne läheb keerulisemaks. Ja siis et ka märgata neid, et olla seal olemas. Ja kliendi roll ongi olla tema ise. Psühholoog on see kohaneja, temal on need taustateadmised, tema saab muuta enda lähenemist vastavalt sellele, mis on kliendile endale kõige sobivam. See on selline rätsepatöö. Ja see, mida siis klient teeb, ongi just see, et tema ülesanne on olla aus ja võtta see vastutus, et võtame, et nõustamine, et see on 45-60 minutit ja ütleme nii, et see on korra kuus. Siis tegelikult nagu see vahepealne aeg, et seal on siis see kliendi vastutus päriselt viia ellu neid kokkulepitud samme. Et testida neid asju. Olgu nendeks kas nagu mingid tehnikad, mingid kodutööd, mingid harjutused, võib-olla mingite olukordade märkamine, kirja panemine, mingid töölehed. Et see on see, kus tegelikult päriselt toimub nagu see töö ja see muutus. Ja need nõustamissessioonid on siis tegelikult see, et kus saab vaadata seda, et mis toimis, mis ei toiminud ja kohandada seda tegevuskavaselt. Ja jälle mingil tasandil ikkagi vestlusteraapiat tuleb sinna sisse, aga need väiksed jupid sealt, et arutada mingeid olukordi läbi, vaadata, mis on need takistused ja üks asi, et mis siis ma iseenda klientide puhul, kuidas ma julgustan ka see, et ma ei ole soovitanud ühtegi tehnikat või kodutööd asjad, mida ma ise pole ära proovinud. Ja klientilt ka, et kui ise jagad enda kogemust ja kui on see tunne, et see päris täpselt nii ei toiminud sealt, et julged jagage seda ja võite küsida ka psühholoogilt endalt, et nagu ka seda, et mitte siis, et mis ma siis kogema pidin ja tundma pidin, vaid just see, et võib-olla, mis selle nagu eesmärk oli sealt. Et võib-olla see avaldab nagu seda, et saab seda kogu ülesannet vaadata teise perspektiivi alt ja siis märgata seda kasutegurit. Ja vahel on ka see, et need kasutegurid tulevad natuke enne hiljem. Mul on ühe kliendi näitel oli see, et ma mäletan, ma käisin isegi supervisioonis selle kliendiga, sest ma olin natukene nagu hädas see, et meil oli selline nagu ajaline nihe, et ma nagu hoidsin kogu aeg ka seal protsessis seda, et ma ei oleks nagu liiga ees, et selline nagu pool sammu, aga meil oli täpselt see, et ütleme näiteks, et kohtume see nädal, siis teeme selle silla eelmise korraga ja siis üldse ei tule. Aga kust tuleb sild on üle-eelmisest korrast. Ja siis vaatame, et nii okei. Ja siis ma hakkasin märkama seda mustrit ja siis ongi täpselt nii, et nagu mitu kohtumist, et lihtsalt see nagu info töötlemine ja see, et nagu kus see päriselt jõuab kohale, et see jõuabki sellise väikse nihkega. Ja siis ma saingi kohandada seda, et ma astusin veel rohkem tagasi sealt. Ja see ongi see oskus seda märgata tegelikult on see, et ja on see psühholoogi vastutus seal, aga kliendi vastutus, et vahel öelda seda, et näed, et need on need asjad, mis toimuvad, aga ma vajan lihtsalt natuke rohkem aega. Ja see on okei välja öelda, et ei ole seda, et kui sa teed selle harjutuse, siis nädala aja pärast on kõik muutunud. Et see ongi hästi individuaalne. Ja klientidele, et julgelt andke tagasi, et nende kodutööd on harjutuste, nende tegevuste kohta, et mis toimis, mis ei toiminud. Kõik see tegelikult aitab palju paremini planeerida kogu seda nõustamisprotsessi.
Mina olen pool aastat nüüd käinud regulaarselt psühholoog-nõustaja juures. Tahaks lihtsalt soovitada, et kui sa juba oled seal teekonnal, siis tee neid harjutusi ja neid kodutöid, et see protsess, see lihtsalt kiirendab seda protsessi nii palju rohkem kui see, et ma käin, jutustan natuke, siis chillin 3 nädalat või 6 aega ja siis tulen jutustan uuesti, et kui sulle antakse nagu, ma ei tea, mul praegu on mingi enesevaatluse tabeli täitmine käsil umbes, et see aitab, et see on mõnes mõttes see on tüütu, on ju, et sa pead nagu kõigele lisaks veel võtma lisakohustuse, aga minu arust see on nagu täiega väärtuslik, et eriti kui sul on juba see võimalus käia ja seda abi saada, et siis nagu võta sellest kõike. See on selles mõttes väga õige point, et see on tüütu seda neid asju teha ja see on vahel väga tüütu, et seda tuleb, see on uus harjumus, mida tuleb mitu korda päevas teha, aga seal on ka täpselt see motivatsiooniline komponent ja see eesmärk, et see tegelikult on sinu enda heaks, selle jaoks, et koguda infot, et märgata mingeid asju sealt. Ja see on see, et me ei saa saavutada muutust, kui tegelikult ei ole seda sisemist motivatsiooni ja soovi ja seda eesmärki, et miks seda teha. Ja see ongi just see, et miks ka see teraapiaprotsessis ja nõustamisprotsessis see algus, see anamneesi ja kontseptsiooni loomine, et see info kogumine võtab aega, ongi see, et neid teemasid ja murekohti võib olla mitmeid, aga just et leida üles, et mis on see tegelikult, see nagu see tuum, see juurpõhjus või see, et mis kõige rohkem kripeldab. Ja alati see ei ole nähtav. Et me näeme seda jäämäe tippu, aga see, mis seal all toimub, selleni me jõuame hiljem. Ja on ka neid nõustamisprotsesse, et kus me olemegi see 6-7 korda sealt ära kohtunud ja siis vaatame, et me ei lähe kuskile, me ei liigu kuskile edasi. Ja siis järsku me jõuame kuskile, et näed, et tegelikult jah, et me ei ole tegelenud nüüd otseselt vale asjaga, see ei ole maha visatud aed, vaid et see teekond on tegelikult aidanud jõuda selleni, et mis siis tegelikult on see, kuhu me peaks selle tähelepanu suunama, mis on need asjad, millega tegeleda. Kas sina kasutad mingisuguseid materjale oma töös, ma ei tea, töölehti, töövihikuid, raamatusoovitusi, kas seda tehakse üldse? Jaa, meil on kuidagi kogu keskuse peale, et kõigil on hästi meeldinud see ärevuse töövihik Peaasjalehelt. Ja just ärevuse oma, sest et see võtab väga hästi kokku, et seal on väga palju tehnikeid, mida rakendada. Ja see on hea asi, mida anda kaasa ja see on vabalt kättesaadav ja leitav ka veebist. Et just see, et klient saab tegelikult ise leida selle pärast ülesse ja siis hakata sealt neid täitma. Mul on lisaks veel nagu välja prinditud endal töölehti, nii nagu unepäevikut kui ka mõtete jälgimise päevikut. Ja ma olen see, et nagu kui mõtlen ka selle peale, et nagu iseenda peale, et ma annan selle paberilehe, et siis iga kliendiga see ei toimi, sellepärast et see paberileht jõuab enne ära kaduda, kui see jõuab sealt ruumist välja. Ja ma tean, et ma olen ise ka selline, et ma ise ka nagu kaotan selle ära sealt. Et just, et ma olen võtnud sellise lähenemise, et mis on võimalikult nagu jätkusuutlik ja mõõdetav. Ja kõige parem töövihik minu meelest ja tööleht on valge või ruuduline või jooneline tavaline vihik. Ja see on siis see, et see võib olla selline nagu teraapiapäevik või nõustamispäevik, see, et kus saabki nagu igal seansil kaasas, et see on seal kaasas, seal on vahepealse perioodi märkmed, seal on ka tegelikult see, et uued harjutused ja kõik harjutused saab ka sinna panna. Sest see on oluline ka psühholoogile just selle pealt, et võib-olla nagu hinnata mingeid olukordi või et vaadata, mis seal vahepeal on toimunud, aga palju olulisem on see tegelikult kliendile. Et nüüd on kõik nii need sessioonid kui ka vahepealsed perioodid on tegelikult sul ühes kohas koos. Ei ole see, et otsida seda lehte või teha seda nagu mappi sealt, vaid et see ongi kõik seal. Ja see ongi siis see teekond, et kus saab hinnata, et me saame kasutada selliseid nagu mõõdikuid, et mis on sellised subjektiivsed hinnangud, et kuidas sa enda enesetunnet hindad näiteks viimase 2 nädala jooksul ja me saame panna nagu faktilisemaid mõõdikuid, et näiteks, et tunne puhul, et kui palju sa magasid siis seal. Aga nüüd, kui pikem maa peale vaadata, et siis samas viikus on see, et näiteks, kuidas sa tundsid ennast alguses, kui sa tulid? Kuidas sa tundsid ennast 3. kohtumisel? Kuidas sa tundsid ennast nagu 6. kohtumisel? Kuidas sa tundsid viimasel kohtumisel, et kus tegelikult see eesmärk on nüüd saavutatud, et sa tunned ise, et oskused on omandatud ja suudad iseseisvalt jätkata, et nüüd on see näha see kogu teekond, et mis on see muutus seal toimunud. Ja mis on need asjad, mis tegelikult aitasid seda saavutada.
ja lugemissoovitused on teine asi, mida ma rakendan. Kusjuures üks raamat, mida kliiniline psühholoog Kadri Labu soovitas mulle, ütles, et ta aitas seda tõlkida ja toimetada ja siis ütles, et see on hästi palju nagu mõjutanud seda, et ta on kliinilise psühholoogi väljaõppega, ta on neuropsühholoog, et ütles, et see on hästi palju ikkagi nagu mõjutas, et on üksindusse jäetud. Ja see on ka hästi ju teos, et mis keskendub mitte isegi sellele, et mis on tehtud valesti, vaid asjadele, et võib-olla mis on jäänud märkamata, mis on jäänud tegemata. Ja see on ka just see, et ka enda töös, et ma näen vahel, et nagu see tähelepanu tahab minna sinna, et otsiks asju, et mis on valesti, aga ei ole seda automaatselt seda, et läheks vaataks nüüd asjadele, et võib-olla mis jäid kuskil tegemata. Et seda tõesti annaks ka siin soovituse, et väga, väga põnev lugemine ja väga hea nagu näidetega raamat, mida kasutada. Ja eks see raamatu soovitamine on vahel ka nagu selline ohtlik, et kindlasti ma ei anna raamatusoovitusi esimesel, teisel kohtumisel, et see tuleb mingi aja peale, just selle pealt, et kui see ongi see, et meil on konkreetne eesmärk, teekond, ja siis ka sellel soovitusel, et sellel on mingi eesmärk. On see siis see, et jällegi koguda infot, et see, et nagu me eneseabi raamatutele ka rääkisime, et see infotöötlus toimub nagu suletud süsteemis, et kui inimene loeb raamatut, siis tal tekivad enda seosed. Ja kui ta need seosed nüüd tagasi peegeldab, siis aitab paremini mõista seda, et kus võib-olla on see probleemi fookus, mis on need nagu kohad, et mis rohkem kõnetavad ja kuidas nüüd kohandada seda tegevuskava edasi. Kui pikk on teraapiaprotsess? Et sa ütlesid, et hea oleks kohtuda regulaarselt, et see 2-3 nädalat on nagu perfektne, on ju, 6 aega on võib-olla natuke liiga pikk ja iga nädal tagant kohtuda on natuke liiga tihti vast, et millal võib lõpetada või millal ma ravitud olen? Millal ma normaalne inimene? No see on see, et teraapiaprotsessil, et kui võtame näiteks kognitiivkäitumusliku teraapia, siis seal ongi sellised nagu lühikesed intensiivsed sekkumised ju tegelikult, et nagu mis mõne ka häire ja teema puhul näevad ka ette seda, et me saame tööd teha ainult siis, kui me kohtume iga nädalaselt ja see näebki ette, et selline 8-12 kohtumist, et see on see, et päriselt mingit muutust saavutada. See ongi, kui võtame selle mitte siis nii väga nagu häire kontekstis, vaid vaatamegi just nagu sellise nagu heaolu ja toimimise ja ka näiteks ongi selline vaimse kurnatuse läbipõlemise kontekstis, et siis ei saa panna paika seda, et teraapia on kindlalt nagu see, et tuled, käid ära 10 korda, siis on kõik hästi. See sõltub ikkagi sellest, et kui intensiivselt käia, kui tihti toimuvad kohtumised, mis on tegelikult see eesmärki muutus, mida soovitatakse saavutada, kui palju on ressurssi, et päriselt teha sellega tööd. Ehk siis me ei saa ju eitada seda, et teraapia käigus või nõustamisel käies, et samal ajal on ju muu eluga kõrval. On töö, on lähisuhted, on kool, igapäevaelu, on ka ühiskonnas laiemalt ja maailmas toimuvad asjad, et see informatsioon ja uudised, et mis tuleb peale, mis võivad ka omaette nagu seda ärevuse taset veel tõsta ja veelgi tähelepanu juhtida selle pealt, et mis ma ikka siin nagu enda eluga midagi teen, et vaat maailm on juba hukas, et need on asjad, et mis siis ka mõjutavad seda ja see ongi, kuidas mina lähenen, et seal ongi, et ma alguses juhingi seda ootust juba see, et see kahjuks ei ole nii, et me kohtume 2-3 korda ja siis saab kõik korda. Ma loodan, et see on nii, aga tihti see nii ei lähe, et selle käigus me saame alles teada ja siis nagu jällegi prognoosida see, et miks ka see mõõtmine on oluline see, et me saame mõõta seda, et kui meil on lõppeesmärk, siis me saame mõõta, et kus me peame olema, et me oleks poolel teel. Siis me saame sealt tagasi minna, et kus me peame olema, et me oleks jälle nagu sealt poolel teel. Ja kui me neid punkte läbime, et me oleme need mõõdikud läbinud, siis kui me olemegi selle lõppeesmärgi saavutanud, siis me oleme tegelikult, võime öelda, et me võime nüüd selle nõustamissuhe jääb, aga me võime hetkel nagu selle protsessi panna kas pausile või lõpetada. Ja siis ongi see küsimus, et kas kohtuda nüüd harvemini edasi, et jääda nii-öelda nagu sellised nagu ennetavalt hoidma seda, et tegelikult see muutus püsiks. Ja siis on juba see, et need kohtumised võivad olla seal mitmekuuste vahedega, lihtsalt see, et igaks juhuks teha vahepeal selliseid nagu tšekke. Ja vahel
koorub välja uus teema, ehk siis tegelikult, et üks see protsess jõuab lõpuni, tekib väike paus ja siis tuleb uus sügavam teema, et millega edasi minna sealt. Et neid protsesse siis defineeritakse selle lõppeesmärgi kaudu või? No jah ja ei, ma nagu nii täpselt ütleks, et kogu protsess defineeritakse lõppeesmärgi järgi, et sest see eesmärk on see, et klient tunnetab, et ta on saavutanud endale soovitud eesmärgi ja muutuse. Et ta on nüüd jõudnud punkti, et kus seisund on paranenud ja tal on olemas piisavalt oskuseid, et iseseisvalt toime tulla. Nüüd, need oskused ei ole võib-olla alati selle eesmärgi sees, aga just ka see, et tal on see kindlus, et nüüd ma saan ise hakkama. Nüüd ma saan niimoodi, et me ei pea regulaarselt hetkel praegu mingeid uusi asju juurde õppima, me ei pea midagi aktiivselt enda elus hetkel muutma, et mul on saavutatud selline stabiilsus. Ja siis tuleb see testimise faas, et kas see muutus on püsiv või on see, et tekivad seal mingid tagasilöögid. Ja elu on selles mõttes ettemääramatu, et siin on seda teadmatust, et väiksemaid tagasilüüke ikkagi tekib ja need ongi need, et kus inimene saab testida, et kas ta on olemas see toimetuleku ressurss, kas ta tegelikult ka, et kui päris elus on see, et ma pean ise hakkama sellega tegelema, et kas ma siis ka saan hakkama sellega. Et see on rohkem see, et kui inimene selline ideaalmaailmas, et minu jaoks kõige parem klient on ju see, et kes tuleb oma murega, me paneme paika selle teekonna, me paneme paika selle, et kuhu jõuda ja selle käigus õppime oskuseid niimoodi, et pärast seda me enam ei kohtu. Just see, et tal on olemas piisavalt oskuseid, teadmised, see, et ise toime tulla. See, et tegelikult ise reguleerida enda igapäevaelu, enda emotsioone ja tulla toime ka nende kõikumistega, mida elu ikka meile pakub. Mina olen igast podcast'i asju kuulanud, on ju nii nõustamise kui teraapia teemal ja siis ongi üks saate külaline seal, mis iganes saade oli, ma ei mäleta enam, rääkis, et mina olen nõustamises käinud mingi 5 aastat ja siis mul sageli küsitakse, et oota, et kui sa oled 5 aastat käinud, nagu kas nagu, mis selle point on, et mis nagu kaua võib, et nagu sa oled nagu midagi õppinud ka või midagi, siis ta ütlesid, et jaa, muidugi, et ongi, et lihtsalt alati need nagu teemad muutuvad, on ju, et miks ma olen seal, on sellepärast, et elu muutub ja uued asjad lihtsalt tekivad ja siis tahaks lihtsalt nagu läbi rääkida need, et see ei olegi nagu see, et ma võib-olla intensiivselt iga 3 nädala tagant käin arutlemas ja et see protsess kogu aeg on sama intensiivne, aga lihtsalt ongi, et võib-olla, ma olen küll 5 aastat käinud, aga ma käingi nagu, ma ei tea, 2 korda aastas ja see on, ma ikkagi käin seal, on ju, et minu jaoks see protsess nagu ikkagi kehtib, et siis, et ühesõnaga ei ole mõtet väita või et seal ei ole nagu mingit loogilist põhjust, et öelda, et kui sa oled mingi 5 aastat käinud, et siis nagu, mis nagu toimub ka, mis mõttega sa käid seal, et nagu, et see on okei, et kui see protsess on nagu kaua kestnud. Jah, ja see ongi täpselt nii, et kui võtta nagu psühhoanalüütika, et siis ju maailmas kõige kauem see oli ikkagi üle 50 aasta, kes käis psühhoteraapias. Et täpselt nii, et alati on ju nagu iseenda kohta midagi õppida. Ja inimene on õppimisvõimeline. See ongi see, et avastada jälle uut midagi, jälle õppida, kohaneda, et see ongi ju see, et see on inimeseks olemise võlu sealt. Nüüd, et kas teha seda teekonda üksi, on olemas see lähikond või teha seda ka psühholoogiga, et need on täpselt see, et kuidas, mis võimalused on ja mis on see vajadused, et kui me räägime sellist nagu ka pikaajalisest sellisest, mitte siis nii väga nagu rohkem teraapiast, vaid pikaajalisest nõustamissuhtest, et kui see ongi kestnud mitmeid aastaid, et jah, tõesti alguses oli see teraapia, et kus seal on see, et on mingid nagu kindlalt oskuste õppe või mingi nagu mure või probleemi või siis ka häirega tegelemine, siis ühest hetkest see lähebki ju selleks nagu pikaajaliseks nõustamissuhteks, et kus aeg-ajalt käiakse läbi see, et kus ma praegu olen, kuhu ma edasi liigun, mis seal vahepeal toimub. Ja see on täiesti okei. Nüüd ongi lihtsalt see, et kui me ka puudustame seda, et mis on need viisid, kuidas seal käia, siis ongi just see, et kuna ressursid ja rahastus on piiratud, et siis ka see, et selline protsess, et kas see saab olla nii-öelda nagu Tervisekassa poolt või riiklikult rahastatud või on see rohkem nagu see, et see tegelikult on nagu selline ennetav tegevus, siis ideaalmaailmas võiks olla ikkagi nagu tagatud Tervisekassa poolt, et sest
see kord pooles aastas kohtumine on midagi, mis võib-olla hoiab ära järgmisel aastal 10 kohtumist. Et see on ka jällegi see perspektiivi küsimus, et kuidas neid olukordi vaadata. Et kunagi tegime kursusajaga sellise arvutuse, et kui palju on vaimse tervise häireid maailmas, kui palju nagu populatsioonis neid esineb ja kui vaadata see, et võtame selline kord kuus teraapiasessioonid või siis me tegime kord 2 nädala jooksul, et kui palju psühholoogi oleks vaja, et see tuli ikkagi meeletu number ja kohe kindlasti me ei jõua neid nii palju nii kiiresti nagu välja koolitada, et tegeleda selle tänaste numbritega. Ehk siis see rõhk peab olema sellel ennetusel ja samamoodi, et hea on näha tegelikult ka seda, et Eestis ka need nii riiklik pool, avaliku sektori pool kui ka tegelikult erasektori pool mõistab seda ja liigub selles suunas, et oleks rohkem seda ennetust. Lihtsalt see, et oluline on ka see, et kommunikatsiooni poolt see jõuaks ka klientideni, et see ennetus on oluline. Ma praegu vaatan aega, et mul hakkab aega vaikselt otsa saama, aga räägiksin osa lõpus veel natuke spetsialisti valikust me nagu tegelikult rääkisime, et millalgi otsustada, et vaataks seda inimese haridust, on ju, tema kogemust, tema kutseid loodetavasti, on ju, ja siis teemasid, millega ta tegeleb ja kõhutuned selles mõttes, et kui mugavalt sa tunned ennast selle inimesega, on ju. Aga räägiks äkki mõndadest punastest lippudest, et ma olen lugenud igasuguseid Redditi lugusid teraapia kohta, spetsialistide kohta, kus on igasuguseid piiride rikkumisi toimunud, et mida vaimse tervise spetsialist teha ei tohiks ja et kui inimene tunneb, et nagu siin on nagu midagi nagu valesti, et siin on tegelikult mingisuguseid piire ikkagi ületatud, et siis mida see inimene teha saaks? No üks on see, et kindlasti tähelepanu juhtida sellele, et see on täiesti okei anda psühholoogile ka tagasidet, et kui ta tegi midagi, mis ei sobinud. Et kui ta andis näiteks kas või mingi kodutöö näiteks andis, et mis üldse ei sobi, või et mida varem oled proovinud, see pole ka toiminud, et anna, jaga seda infot, see ei ole nagu see punane lipp veel sealt, aga suhtlus hakkab ka nagu sellistest turvalistest piiridest sealt, just see, et turvalistes asjades kõigepealt tagasiselt anda, siis tuleb ka see, et kus on see piiri ületamine. Et olgu see näiteks ka see, et ma ei tea, psühholoog saadab sulle sõbrakutse, et see on selgelt nagu eetilise piiri ja nõustamissuhte piiri ületamine sealt, aga selleks, et need piirid oleks paigas, siis psühholoogid lepivad kokku alguses selle, et mis on see nõustamissuhe, mis on need piirid alguses. Et mis on need rollid, et kuidas nad on jaotatud ja seal tõsi on, et kõik ei jõua üle kanda ju see, et mis on lubatud, mis ei ole lubatud, et see annab sellise nagu laiema nagu väärtusruumi, nagu, et kuidas see koostöö välja näeb seal. Ja nüüd ongi see jooksev selline nagu tagasilastamine, et mis mõlemale poolele sobiv on sealt. Kui psühholoog ületab, siis kindlasti tagaside ja tõsi on see, et kui ta ei mõista seda või et kui see oligi selline, et mis tõsiselt nagu riivas ja avastat tunned, et see nüüd rikkus selle nõustamissuhte ära, siis seda teraapia katkestamine. Et see on selline, et Eestis ka on ju näited, et kus need piirid on hägustunud, et kus on nagu, ka pereteraapias on ju näiteid, et kus siis paar on lahku läinud ja üks paarilistest on pereterapeudiga pärast koos elama hakanud, et see on selline, need on võib-olla nagu sellised nagu ilmsemad näited, aga ma tuleks selle sellise nagu nõuandmise juurde ka just see, et igal psühholoogil on oma nagu tõekspidamised, oma väärtusruum ja just see, et psühholoogi rollist on tegelikult oluline ka ära tabada selle, et kus on see väärtuskonflikt kliendiga ja hinnata enda piire, et kas ma saan olla üle sellest, et meie väärtusruum võib-olla ei ühti, aga see ei tähenda, et ma peaks hakkama enda väärtusruumi nüüd peale suruma ja teist muutma. Et kui psühholoog tunnetab, et see nihe ja see muutus on nii suur, et mina ei suuda siin olla neutraalne, hinnangu vaba, siis psühholoogi rollist on tegelikult kohustuslik seda anda kliendile ka teada. Kui kliendina tunnetad, et psühholoog surub liiga peale enda seisukohta liigselt ja ei arvesta sellega, et mis on tegelikult sinu vajadused seal olukorras, siis anna sellest märku ja täpselt ka see, et kui sa tunned, et see ikkagi jätkub ja et see rikub nõustamissuhet, siis teraapia lõpetamine.
nüüd see, mis saab pärast seda, kui on tehtud need nagu need rikkumised, et siis kui on tõesti midagi, et ma ei tea, kas psühholoog kasutab mitteteaduslikke meetodeid või et teeb mingeid lähenemiskatseid või et otsib kontakti väljaspool nõustamisruumi või kasutab ära seda kliendi haavatust, siis sama, et psühholoogi nimi ei ole kaitstud, et siis on ka see, et kui inimesel on, sellel psühholoogil on kutse, siis kutsekomisjon ja eetikakomisjon on see, et kes saavad sellega tegeleda. Kui tal ei ole kutset, siis on see, et see on see keeruline olukord, et kes siis ja kus vastutab, sest et otseselt ei olegi ju ühtegi organisatsiooni, et kus siis see psühholoog või see psühholoogi või terapeudina näiv inimene toimetab. Aga kindlasti teavitada ja nii seda terapeuti või psühholoogi, kui ka siis, kui ta töötab kuskil keskuses, siis hea on anda ka sinna märku, et midagi sellist on, et siis päriselt saab seda uurida. Et siis päriselt saab sinna sekkuda ja see on ka psühholoogide enda eetikakoodeksis ka see, et kui keegi kolleeg teeb midagi, siis meil on ka kohustus sellest teavitada. Et just see, et märgata, et tagada, et hoida seda kvaliteedistandardit. Olgu, aga hakkame seda saadet siis kokku poole tõmbama, et teed viimane võimalus promo teha endale ja Claritas Vaimse Tervise Keskusele, et jällegi, et mis muredega saab sinu poole pöörduda, mis muredega saab selle keskuse poole pöörduda ja kus asute? Claritase Vaimse Tervise Keskus asub Tallinnas, Parktondi majas, Tammsaare 56, teisel korrusel. Keskuse poole tasub pöörduda, meil on väga palju nagu erineva taustaga ja erineva spetsialiseerimisega vaimse tervise spetsialiste, et lisaks tegelikult ka psühholoogidele, et meil on ka kogemusnõustajad, just see, et alati ei ole see, et oleks vaja ka teraapiat ja nõustamist, et on olemas ka see, et tahakski nagu kedagi, kes on ise sama või sarnase asja läbi kogenud, et tekiks ka see teine selline nagu perspektiiv ja suurem mõistmine sealt. Et julgelt meil on kodulehel on üleval caritas.ee, on üleval kõikide spetsialistide enesekirjeldusest, et kui tunned, et on mure, on mingi teema, mida tahaks lahata ja näed, et meil on keegi, kellega tekib juba sealt seda tutvustust lugedes kontakt, et näed, et temale ma võiks jagada, siis aegu saab planeerida nii veebis kui ka siis telefoni ja kirjadel. Minu juurde sobib tulla siis, kui ongi selline nagu sisemine rahulolematus, et tahaks nagu kuskil edasi liikuda, päris täpselt ei tea. Märevus, stress, keerukad suhted, meeleoluhäired, motivatsioon, eesmärkide saavutamine, et neid teemasid on palju ja ei pea just konkreetselt minu juurde tulema, et oluline on see, et leiaksid selle inimese, selle psühholoogi, kes päriselt tekitab sinust selle turvatunde ja usalduse, et see on see inimene, keda ma usaldan, kellele ma saan jagada endale olulisi keerukaid teemasid. Ja kindlasti, et tekiks see usalduslik ja see turvatunde pool, et me päriselt liigume siin edasi ja sellest on mulle kasu, sest sarnaselt see, et millal teraapiat ka lõpetada, siis kui tekib see tunne, et ma tegelikult ei saa siit mitte midagi. Ja muidugi ka väikse vankri promo siia, et sina ütlesid, sulle meeldib väga Üksindusse jäetud raamat ja rääkisid, sulle meeldis ka nõustamisoskuse raamat, mis sulle selle juures silma jäi? Ma ütleks, et see nõustamisoskuse raamat on ka midagi, mis ma soovitaksin just selle pealt, mitte ainult isegi psühholoogidele või vaimse tervise spetsialistidele, vaid tegelikult üldse inimestele, kes töötavad koos teiste inimestega, üldse puutuvad kokku. Et ta avab natuke seda nagu nõustamise olemust ja ka täpselt see, et seal on oskuseid, seal on näited, et mis saavad olla ka igapäevaelus kasuks, ka väljaspool siis vaimse tervise teemasid ja väljaspool siis just seda nõustamissuhet. Nii, aga hea kuulaja, kui sul on küsimusi või huvitavaid Redditi lugusid või sa tahad jagada oma kogemust, tagasisidet või soovitusi, siis sa saad meile edastada need vormi kaudu, mille lingi sa leiad saate kirjeldusest ja suur tänu sulle, Teet, et sa tulid meile külla ja avasid vaimse tervise teemat. Ma tunnen, et jätkuvalt ma olen lihtsalt nii palju targem pärast seda osa, et
ja ma arvan, et meil on võib-olla äkki millestki veel rääkida, et äkki kohtume veel. Jah, ka saateks ettevalmistus tõesti, et neid teemasid tuli sealt veel ja aitäh Annaliis kutsumast, et vaimse tervise valdkond on keerukas ja mitmetahuline, nii et seda saab veel avada ja tõesti on näha, et kui ka on näha, et spetsialistid ise kõiges selles ei orienteeru, et siis kliendil on veelgi keerulisem sealt ja tõsi, et loodetavasti siis see abi kättesaadavus ja see teadlikkus kasvab, et just rõhk saaks olla ennetusel, mitte ainult tagajärgedega tegelemisel. Absoluutselt. Nii et tänan sind kuulaja, et sa võtsid selle aja ja ühinesid meiega jälle ja loodan, et me kohtume järgmises saates. Tšau!